Tere õhtust! Tere ilusat kevadõhtut! Väljas on 12 kraadi. Oleme täna siia kogunenud, et arutada roheettevõtluse teemadel. Aga enne seda, kui ma tutvustan meie ägedaid osalejaid, räägin ma teile lähemalt, et millega täna on tegemist. Kes on selle programmi taga? Me oleme Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, kes on jõustanud ja inspireerinud naisi juba pea 33 aastat. Sel aastal saame 33-aastaseks. Ja selle naiskonna raames 5 aastat tagasi alustasime me programmiga Naised ettevõtluses, roheline ja hooliv maailm. Me oleme seda teinud viimased 3 aastat Coca-Cola fondi toel ja samamoodi on toetanud meid Estonian Business School, kus me täna istume stuudios ja räägime teile jätkusuutlikust ja kestlikust ettevõtlusest, kuidas sellega alustada, kuidas seda kasvatada ja millised on need ägedad ettevõtjate lood. Mul on rõõm teid kõiki tervitada siin ja sealpool ekraani ja alustangi tutvustusega, kes meil täna siin saalis on. Kadri Parikas, Startup UK-sse, rahastus, toetused roheettevõtluses, kuidas seda startupi teha, AI, kõik siuksed teemad tulevad täna sinuga vestlusesse. Miina Pruuli, tervitame sind kaugel Singapuris. Seal on kell 12, Miina Pruuli on meie oma Eena Lanna, kes on osalenud meie programmis 2 aastat tagasi ja sinul on oma ettevõtte, mille raames sa siis oled täna jõudnud Singapuri, et pärast sa räägid meile ka sellest, oma tegevustest. Ja järgmisena on meil stuudios värske Eena liige, kandidaatliige Kata, kunstnik, moelooja. Sina räägid meile täna jätkusuutlikust moest. Ja oleme kutsunud kohale ka Sander Veskimeistri, et tema räägib meile oma tootmisest lambavillast, ta teeb ääretult ägedaid tooteid mäebrändi alt. On nii? Ja webinari ülesehitus täna on siis selline, et esialgu me räägime iga ühe osalejaga eraldi. Nad tutvustavad oma äri, kuidas nad on seda alustanud ja mismoodi edasi läinud ja kus nad parasjagu on. See kestab kuskil 40 minutit ja siis me lähme vestlusringi, kus me siis arutame seda, et millised on siis kestliku ja rohelise ettevõtluse väljakutsed ja edulood ja ka võib-olla ka mõned äpardused. Kuidas siis viia idee elujõulise ärini. Et seda siis hakkame arutama, küsime küsimusi. Ja see alustame kuskil 7 paiku ja see kestab kuskil 19.50. Ja samal ajal kuulajad, ma palun teil hoida oma mikrofonid kinni täna. Te võiksite avada oma ekraanid, siis te näete üksteist, kes te olemas olete. Aga et küsimused esitage chatti. Ja siin taga taustal on meie vahva Eena korraldustiim, kes kogub need küsimused kokku ja kõige lõpus siis ma loen need küsimused ette ja palun osalejatel vastata. Aga hakkame siis minema. Kadri, räägi meile oma ettevõttest, et aitäh, et sa tulid, et sul on hästi põnev ettevõte. Meil on programmis osalemas üle 200 naise, kellest väga paljud tegelevad täitsa algusest oma ideede teostamisega ja teenuste poolega. Et sinul on selline hästi põnev ettevõte nagu Ask Grant. Äkki sa avad, mis seal taga on? Ja ma teistele ütlen põnevuse tõstmiseks, et tegemist on AI maailmaga, nii et ootame põnevusega. Tere minu poolt ka. Mina olen Kadri ja nagu Siiri ütles, meie teeme Ask Grant ja see on startupi maailmas. Mis me Ask Grantis teeme, on see, et me hakkasime hoopis teisest poolt pihta, aga praegu me oleme jõudnud sinna, et Inglismaal on hästi palju toetusi, rahalisi toetusi, kui maaomanik tahab teha loodusprojekte. Ja need toetused on üles ehitatud päris keeruliselt, et seal ei ole lihtsalt, et istuta puid ja siis saad raha, vaid sa istutad puid ja siis, kui sul on orav lähemal, sa saad natuke lisaraha, et ta on nagu hästi siuke stacking või siis kihiti võimalik kombineerida. Ja nad ise naeravad, et sul peab olema doktorikraad, et sellest üldse aru saada. Ja siis me jõudsimegi sinna, et kuigi neil on hästi palju toetusi, siis inimesed tegelikult ei jõua nende loodusprojektideni, sest see on liiga keeruline. Ja meil on üks päriselt doktorikraadiga inimene ja meil on AI ja sellega me saame tegelikult aidata
aru saada, mis need toetused on, mis nad peavad nendeks toetusteks tegema ja kogu seda maailma natukene avada. Kuidas te alustasite, kui te selle mõtte peale tulite? Me alustasime hoopis teisest otsast. Me alustasime sellest otsast, et kõik räägivad, et on vaja puid istutada sellepärast, et kliima ja värk ja mina ja me kahekesi asutasime selle. Mina ja mu kaasasutaja, me oleme mõlemad üle 15 aasta erinevates Eesti startupides käinud, et mõned nimed nagu Skype ja Veriff ja Starship ja Singular ja ma olen kogu aeg mõelnud seda, et tahaks midagi nagu päriselt midagi head ka teha. Ja siis me otsisime seda teed ja siis me jõudsimegi sinna, et tegelikult ju istikuid ja istikuid on, et kõik need projektid ära teha, aga nagu Eestis on hästi see tüüpiline, et sul on tavaliselt see nagu puutööstuse jaoks istikud on olemas. Et noh, Eestis mõistes siis kuuskaskmänd on ju. Aga kui me räägime elurikkusest, siis tegelikult ei ole. Ja siis me sealt hakkasime ja me läksime nagu täpselt Inglismaale, sellepärast, et seal on need toetused ja siis me leidsimegi selle, et see päris probleem, et keegi ei jõua sinna istikutta, nii et maaomanikul on natuke suurem probleem, et ta tegelikult ei tea, mida teha, kuidas teha ja seda teemat me nüüd siis praegu rohkem uurime ja aitame neid. Kuna meie paljud kuulajad on täitsa alguses oma teekonnal, et nad alles sõnastavad oma äriideed, mõtlevad, kellele seda teha, mis on need tegevused, mis on see tegevusplaan. Et palun kirjelda, kuidas teie alustasite. Ma saan aru, sul on ju partner ka, et kas te saite kokku, tegite äriplaani, tegite tasuvusanalüüsi või kuidas see teie teekond täiesti siis niimoodi loomise juures? Loomise juures, nagu ikka kõik startupid, teil peab olema see garaaži etapp on ju, et siis me garaažis kasvatasime neid istikuid. Aga muidu, kuna me oleme Triinuga töötanud koos nii Skype'is kui Veriffis ja me oleme nagu endiselt väga head sõbrannad, siis me erinevalt arutasime, et mis need variandid on. Eks see raske koht oli see, et kuidas sa tuled nüüd oma hästi tasustatud töölt ära ja hakkad päriselt midagi ise tegema. Et pigem oli see, ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele? Jaa, vastasid. Aga mis te edasi hakkasite tegema siis? Selles mõttes, mis esimesed sammud olid? Esimesed sammud olidki tõesti teha nagu see matemaatika ära, et kas on mõistlik, ei ole mõistlik. Läksime erinevatesse kiirenditesse, kandideerisime, käisime ka, kes iganes praegu alustab oma roheettevõttega ja mõtleb nagu teha sinna tehnoloogia poole, siis siuke ettevõte nagu Beamline on kiirendi, kus me käisime ka, me lõpuks ei läinud sinna sisse, sest me saime aru, et me oleme ikkagi 15 aastat neid startup'e teinud, et me midagi peaks ise teadma ka juba. Aga alustavatele noortele kindlasti soovitan, et lihtsalt lugege see väike kiri läbi, et mis te kõik ära annate, kui te sinna päris sisse lähete. Me vaatasime selle läbi ja meie õnn oli see, et me leidsime või meid leiti päris ruttu ja me saime rahastuse peale, et siis selle ideega edasi töötada. No võt see rahastus, see on nüüd see koht, on ju, mida paljud küsivad, et kuidas seda rahastust saada? Mis selleks peab olema täidetud? Mis ootused, mida rahastaja ootab? See on hästi seinast seina. Praegu, kui me räägime startupi keskkonnas, siis väga palju arvatakse, et kliimateema on maas ja on ainult defense tech ehk ainult kaitsetööstus, aitäh. Ma ei ole sellega nõus, aga eks ta ongi nagu, see on numbrite mäng puhtalt, et kui sa tahad nagu ingelinvestoritelt või kuskilt muudelt suurematelt, mis siis on riskikapitalistidelt raha kätte saada, et siis sa lihtsalt käid nende ukse taga ja koputad ja saad üle sellest, et sulle öeldakse ei, et tugevamad ütlevad, et vähemalt 100 nagu kontakti ja siis võib-olla saad selle raha kätte. Et mis meie kasuks rääkis, on see, et meil on mõlemal hästi korralik CV. Ja meie investor tegelikult leidis meid ise ülesse. Et see läks meil nagu, kuigi me olime selleks ajaks juba alustanud seda investeerimisringi, et meil läks nagu hästi
et noh, õnne peab ka olema, kõikide nende asjadega ma arvan, peab õnne ka olema. Aga oskad sa öelda, et milliseid kriteeriumeid tuleks täita, et suurendada võimalust saada rahastust täna ringmajanduse kestlikkusega seotud projektidele? Kui nüüd minna investorite juurde või inglite juurde, siis see ikkagi peab rahaliselt ka olema tõestatud, et keegi lihtsalt tänapäeval ei taheta anda lihtsalt selle eest raha, sest on hästi palju nüüd halva kogemusega investoreid, kes on pannud sinna rohelisse raha ja siis see on ära põlenud, et tegelikult see matemaatika peab ka näitama, et hakkab raha sisse tulema. Et seal on vähemalt võimalus. Ma arvan, et kui on väga rohelised asjad, siis tegelikult tuleks ikkagi kõik need toetused ka läbi vaadata, et erinevad startupid või iduettevõtted on väga head selles olnud, näiteks need on Horizonid, on EAS on nüüd selle uue nimega, EIS, et selles mõttes, et neid variante on, et ma tean näiteks Reverse Resources, et Ain on nagu imeline projektide kirjutaja, et ja kogu selle asja juures aru saada, et mis see raha tähendab. Et kui sa annad sellele riskikapitalistile, siis ta võtab tüki ära, on ju. Kui sa annad kiirendile, siis nad võtavad ka tõenäoliselt päris korraliku tüki ära ja sa pead ka pakkuma neil, siis sul on ka muud nagu kohustused, et sa pead nagu kindlasti, mis iganes ja kus sa selle raha kätte saad, kui sa teed iduettevõtet, tuleb selle väikene tekst ikka läbi lugeda, et mis see päriselt sulle tähendab, et see pärast ei lähe võlavanglasse või mis siis ikkagi juhtub, on ju. Aitäh, et tutvustuse eest ja pärast tuleme selle põneva rahastuse teema juurde veel ühises vestlusringis tagasi, et Miina, veel kord tervitused siis kaugele maale, et meil hakkab ka kevad tulema, nii et ootame sind tagasi, et võib-olla tuleb isegi varem sel aastal, nii et ma ei tea, kaua sa oled planeerinud seal olla, et räägi meile, kuidas sul läheb ja räägi oma ettevõttest, et samamoodi, et kuidas sa alustasid, mis olid need peamised väljakutsed, mis on need kõige ägedamad eduhetked, et mis su silmad särama on pannud ja kindlasti, mis olid need esimesed sammud, et meie kuulajad saaksid ka mõtteid juurde. Tere ka minu poolt. Et kohe toon neile natukene kevadet. Meil on siin, siis ma töötan täna Gardens by the Bays, mis on Singapuri üks siis suurimaid turismiattraktsioone, maailmas siis 8. kõige külastatavam attraktsioon. Ja meil on nimelt praegu siis Jaapani kirsipuude näituse ülespaneku periood. Ja meil siin kirsid täitsa õitsevad, et saan seda kevadet sel aastal 2 korda kogeda. Ja võib-olla siis alustaks päris algusest, et mina olen tegelikult üles kasvanud pereettevõttes. Ja ma näen, et see on olnud selline väga hea kasvulava, et ma olen varem ka korduvalt selle üle nalja teinud, et ma sain sellise kahjustuse juba väga varases eas, sest meil nimelt on puukool, mille mul vanemad rajasid ja minu magamistuba oli tegelikult kontori kõrval. Nii et ma täiesti sündisin pereettevõttesse selliselt, et ma sain selle väga varases eas ja ma tunnen, et see on minu DNA osa, et see on selline väga hea, ma arvan, koht, kust siis õppida ja kust algust teha. Ja pereettevõte tegelikult on meil 25 aastat vana ja oleme siis, meil on nimelt Pruuli puukool Kesk-Eestis ja kasvatame istikuid. Ehk siis selline armastus looduse ja taimede vastu on täiesti varasest heast ja minu ettevõte tegelikult hakkas ikkagi kasvama välja alles siis, kui ma tegin EBS-is magistrikraadi. Ja pärast lõpetamist tundsin, et tegelikkuses palgatöö ei ole see, millega ma sooviks jätkata, aga jällegi see risk tundus päris suur millegagi alustada ja siis just küsimus, mida siis teha, kui ma täpselt seda ei tee, mis meie pereettevõte on. Ja siis see kaalukauss tükk aega tegelikult vaagisin, millega algust teha ja Eenal oli just käima läinud roheline hooliv maailm, roheettevõtluse mastermind ehk siis rohetiim
ja ma olin üks osalejatest ja minu ettevõte kasvaski sealt välja. Ja see oli tõesti selline väga toetav keskkond, et ma mäletan seda, et tegelikult see rohetiim hoidis mind joonel iga 2-3 nädala tagant, kontrollis pidevalt, et kuidas ma siis toimetan ja kuhu ma olen oma nende lubadustega jõudnud, et üksi alustades, et selle ettevõtte ma tegin üksinda ja see pakun siis haljastusteenust. Aga alguses ikkagi neid ideid oli meeletult ja kõige keerulisem oligi formuleerida seda ideed. Ja see idee algas siis, et mõte oli viia rohelus katustele, seintele, igale poole, aga tegelikkuses tundus, et turg nagu selliseks asjaks ikkagi päris valmis Eestis ei ole, et need taimed seinal oleksid rohelised 6 kuud nad on, aga 12 kuud päris ei ole. Ja siis ma ikkagi lähtusin sellest, et mis mul olemas olevad kontaktid ja võrgustik oli valmis tarbima. Et ma läksin täiesti praktilist, ratsionaalset teed pidi. Kogu see võrgustik, mis meil selles puukoolis 25 aastaga oli tekkinud ja kõik haljastajad, ehitusettevõtted, kes olid kontaktiks, toona ma ikkagi helistasin läbi ja küsisin, et jah, täna ma müün teile istikuid, aga kas te sooviksite ka haljastusteenust? Et ma tegelikkuses saan teile mõlemat pakkuda ja siis sellist istiku müügist kasvas välja haljastusteenus ja sealt edasi kliendid soovisid disaini, sealt kasvas disain välja ja pärast seda disaini haljastuse hooldus ja siis meist tegelikult hakkasimegi pakkuma sellist haljastuse täisteenust, disain, rajamine, hooldus, nii sise- kui välishaljastus. Ja võib-olla see kõige algsem idee, et see rohelus oleks väga innovaatiline ja midagi sellist, mis teised ei tee. Et alguses tegelikult, kui mul ei olnud, ma alustasin nullist ikkagi seda ettevõtet ja mul ei olnud mingeid vahendeid ega investeeringuid kaasatud, siis see tundus utoopiline ja kõige me ei tahtnud teha midagi tavalist, aga toona, kui ikkagi see sai tehtud lähtuvalt sellest, mida turg küsis ja mis oli mulle ka kõige väiksema sellise sisenemisbarjääriga, et see ei nõudnud mingeid lisainvesteeringuid, siis nüüd seda teed käies 3. aastat, nüüd 4. aasta hakkab ja me oleme tegelikult iga aasta kasvanud 2 korda ja ma täiesti tunnen, et see on nagu startupi kiirus, kuigi see ei ole ju startup ja selles osas kasv on, aga me oleme kasumlikud ja see on ka hea, et kas meeskond on kasvanud iga aasta vähemalt 2 korda või käive on kasvanud ja see on kasumlik ja meil on võimalus tagasi investeerida, siis nüüd ma näen, tulevad lõpuks ära need vertikaalsed ulmeprojektid, et me hakkame sel aastal Eestis tegelikult täiesti esimest roheseina välistingimustes katsetama. See või järgmine aasta, nii et väga põnev, et lõpuks saab minna siis nende ulmeliste ideedeni, kui meil on kogunenud piisavalt kapitali. Hästi hea, et sa tõid selle nagu kasumlikkuse sisse, et roheettevõtluse printsiip on ju see 3P-d, et planet, profit ja people. Kuidas sina oma ettevõtluses seda siis ellu viid, ehk siis planeet, inimesed ja kasumlikkus, et öeldakse ju, et roheettevõtja ei sea kasumit täna esikohale, et ta pigem investeerib selle kogu aeg edasi ja tema suurim soov on hoida ja päästa maailma selle suure katastroofi eest, mis võib juhtuda. Kuidas sina sellesse suhtud, sellesse väitesse? Jah, tegelikult see küsimus, miks on hästi oluline, et miks ma seda teen, et see on ikka täiesti sisemine drive on hoida seda kõike ümbritsevat loodust ja tegeleda floora ja faunaga. Ehk see miks küsimus on siin väga oluline ja ma alati ka proovin meeskonda kaasata siis neid inimesi, kellel on see miks sarnase koha peal, et miks nad tulevad ja miks nad teevad seda, ehk siis meie väärtused oleksid sarnased. Ehk siis kui me seda teeme, siis me teeme seda suurema hüvangu nimel ja selge on see, et kõige rohkem meid mõjutab see, mis on väga lähedal, ehk kuidas meil endal läheb ja kas me materiaalselt saame hakkama ja kuidas me ennast tunneme inimestena, siis kuidas mu inimesed ennast tunnevad on väga oluline. Ja samas me töötame inimestega, ehk et tegelikult inimesed
ütleme nii, et see saabki ainult minna edasi läbi inimeste ja meie roll siin on tegelikult harida, oma klienti harida, oma kliendile toeks olla ja pakkuda võimalikult palju variante, kuidas nad saavad siis vältida rohepesu, et nad ei tegeleks kvoodi ostmisega, vaid nad päriselt looksid mingit väärtust ja võib-olla siin meil on kindlasti arenemisruumi, kus me saame seda paremini kommunikeerida, et miks nad peaksid meid eelistama ja siis ka ennast pidevalt kraadida, et kas me ikkagi tegelikkuses teeme asju samamoodi nagu alati oleme teinud või me päriselt loome mingit suuremat väärtust. Et selge on ju see, et haljastusteenus, miks seda tihti on vaja linnaruumis ikkagi selleks, et tuleb uus arendus ja pargi asemel tuleb näiteks elamurajoon. Ehk siis siin on nagu inimene ja planeet on pidevalt sellises olukorras, kus me ju tahame, et inimestel oleks koht, kus olla, aga samas me tahame, et planeet säiliks ja siin on selline ka natuke kibemagus koht, et jah, me teeme haljastusteenust kohal ja arendajatele, kes võib-olla võtsid üle mingi metsiku loodusega koha, kus oli väga suur bioloogiline mitmekesisus. Aga see on see hetk, kus minul jäävad käed lühikeseks täna ja siis ma saan ikkagi teha neid kõige paremaid otsuseid, ja ikkagi ka arhitektidele samamoodi soovitada, et nad, täna arhitektid on juba liikunud väga palju loodusliku mitmekesisuse hoidmise suunas, mis on väga hea. Ja näha on ka, et kliendid on sellele avatud, et me oleme golfimuru tasemel hakanud lillemuru rajama. Väga hea näide. Et siin on ikkagi see, ütleme nii, et see inimesed ja planeet ja see kogu see kombo, et tegelikkuses see töötab planeedi hüvanguks ikkagi, ma näen see, mida me teeme. No super. Ma kohe küsin ka seda, et äkki sa räägid oma esimesed sammud ära, et kuidas sa alustasid, et täna meil on siin palju kuulajaid, kes sellel teekonnal on, et sa ütlesid, et sa tulid meie programmi, aga mis oli see nagu esimesed sammud, et sa panidki paika siis selle sama miksi, ja? Hakkasid seda otsima või kuidas sa edasi liikusid? See tegelikkuses tuli veidi impulsiivselt, et ikkagi kui see palganumber, mis kontole laekus pärast kooli lõpetamist, siis see oli ikka liiga väike. Ja ikkagi mõttest, et üks on sissetulek, et see võiks olla suurem ja ma näen, et ettevõtjana mul on rohkem vabadust otsustada oma sissetuleku suuruse üle. Et see oli selge põhjus. Sellest edasi ikkagi kraadisin oma olemasolevaid kontakte ja vaatasin võrgustikku üle, et ma hakkasin turgu natuke testima ja uurima, et kas nad oleksid valmis. Et väga-väga oluline oli see, et ma tegelikkuses, mina tegin seda nii, et ma ikkagi tulin töölt ära, aga mul oli maandumisvõrk oli pereettevõte. Et see on väga-väga oluline, et kuhu sa maandud, kui sa selle otsuse teed, et ma nagu siin ei soovita seda riski nagu väga julgelt ikkagi võtta, et pigem võib-olla kõrvalt alustada ja ka võib-olla nüüd investeeringute kaasamisega ma ise näen, pigem olen veidi tagasihoidlik, see võib ka tulla, et ma olen küllaltki noor oma ettevõtlusteekonnal ja pigem olen eelistanud sellist step by step minekut, et siis sai pereettevõttes töötatud mõnda aega ja siis see ettevõtte rajamine tuli ütleme kuskil 6 kuud pärast seda ja ma pidevalt ikkagi rohetiimiga koos seda arendasime, et see oli täiesti nii perekond kui rohetiim oli väga suureks toeks, sest et kui sul ikkagi iga 2 nädala tagant keegi kogu aeg torgib ja küsib, et kas oled need lubatud asjad ära teinud, et siis see mõjub väga hästi ja isegi kui võib tunduda, et see tagasiside, et kas need inimesed ikkagi on need, kes tegelikult saavad nagu seda võib-olla valdkonnasisest nagu tagasisidet anda, siis see peegelduseks siiski ma nagu väga soovitan, on väga oluline, et see on sisuliselt ikkagi samamoodi grupp inimesi, kes töötab sinu ettevõtte nagu natukene ka hindamise osas, et see rohetiim oli väga toeks ja kui see ettevõte sai loodud, siis teenuse osutamisel ikkagi ma hakkasin põlve peal tegema, et ma olen selline võib-olla natuke inimene, kes tahab ise alguses selgeks teha ja kui endal on selge, siis olen valmis inimese võtma, et aedniku ja haljastaja teenusele, ma arvan, et see on hästi oluline.
et kvaliteet säiliks, siis ise olla väga asjas sees ja muidugi pidevalt juurde õppides, et tegelikult see teenuse osutamine, jah, see koduleht näiteks ei olnud minul üldse esimene asi, mis ma tegin, ma ei teinudki kodulehte, ma tegelikult hakkasin teenust kohe osutama. Et ma isegi ei teadnud, kuidas seda mõnikord teha, mul ei olnud lahendust kliendile, aga kliendid soovisid midagi, mida iganes, mida ma ei osanud isegi pakkuda, ma ütlesin jah. Ja siis ma mõtlesin välja selle hiljem, et ma seda julgustan küll tegema, et kui sellel ei ole nagu väga suurt, alati peab ju midagi hindama, et kas see kompetents on nagu olemas, aga ma leian, et taimede ja haljastuse valdkonnas lihtsalt see on lõputu. Et ei ole kunagi piisavalt kompetentsed või pädevat aednikku, et alati on neid küsimusi, millele ei oska vastata ja see ongi nagu asja põnev külg, et alati on ruumi kasvada ja siis oligi tegelikult, tänaseni ma ei tea kõiki asju, mida mu kliendid soovivad, aga võti on selles, et ma teen koostööd ja ma alati leian kompetentsi inimese. Et ma tegelikult alustasin näiteks toataimede teenuse osutamist selliselt, et ma ikkagi võtsin toataimi inimese ja ma konkreetselt tegin videot objektil, et näed sellised probleemid, kuidas me seda lahendame. Ja see ka toimis, et selline võib-olla lahendustel orienteeritus, et sellist täiuslikku teenust alguses ei olegi võimalik pakkuda, et tegelikult see tuleb tihti koostöös klientidega. Ja see on ka selline asi võib-olla, mida ma väga julgustan, et ikkagi kohe turule, külma vette, kohe proovima ja siis, kui näed, et näed ikkagi ujud, et siis võib-olla sa tead tegelikult, kuhu poole sa tahad ujuda, aga see võib ka muutuda. Siis tuleb mingi hoovus, ütleb, lähen hoopis sinna poole, et sellele asjale nagu avatud olla. Et julgus on nagu pool võitu, eks ole, et see on üks ettevõtja nagu selline põhiomadusi ka, et selline riskialdis ja lahendustele suunatus ja see tuleb sinu seest praegu nii kenasti välja. Aitäh, jätkame siis järgnevate teemadega meie vestlusringis ja nüüd mul on hea meel tervitada Kätlin Rohila Taljaste, Katta, et kunstnik, keskkonnakaitsja, moelooja, et rõõm sind näha. Et palun räägi sina nüüd oma ärist mõne sõnaga ja kuidas sa selleni jõudsid ja kuidas need keskkonna aspektid sinu äris siis välja näevad. Meil on hästi palju osalejaid, kes tegelevad erineva disainiga, kas on siis sisekujundus, mood, käsitöö, kes kõik ootavad pikisilmi seda nagu sellist võib-olla juhendamist või natuke niisuguseid vihjeid, soovitusi, et kuidas nüüd siis oma see looming päriselt nagu siis ka rahaks teha, aga keskkonnasõbralikult. Tere kõigile ja eelkõige ma pean ennast maalikunstnikuks ja kõik ülejäänud on siis ümber selle maalikunsti, et nagu ma ütlen, et olen abielus kunstiga, ütleme siis sellises emotsionaalses mõttes ja kõik ülejäänud on siis sinna juurde käiv. Et minu teekond oli väga pikk, sinna, kus ma täna olen sattunud. Olin aastaid erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes, palgatööl, kui siis ühel hetkel juhtus selline asi, et ma otsustasin, et enam ma ei taha. Ja enam ma ei taha ja ma tahan teha midagi päris enda asja. Ja loomulikult alustasin valest otsast, tegin valesid asju algul, kulutasin aega palju. Mis sa tegid? Hakkasin esimese hooga, kuna ma olin erinevates ettevõtetes töötanud pikalt, ma olin töötanud Rimis, nõolihatööstuses, Arkogreis, sellised suured rahvusvahelised firmad, kus ma olin ka palju, ütleme, välislähetustes olnud ja tegelenud just selle kaubanduse poolega, mõtlesin, et hakkan tooma erinevaid tooteid maale. Ja loomulikult algul läks väga toredasti, kõik oma säästud ja raha ma sinna alla kütsin suure rõõmuga ja suure entusiasmiga, vaatamata selle, et abikaasa ütles kogu aeg, et oota, et äkki pole vaja ikka nii palju. Ei, entusiasm oli suur. Ja miks mul ka väga hästi õnnestus kõikide tehastega need lepingud sõlmida ja alustada sellist tööd täiesti uue väikse ettevõttena ja saada ka kohe siis ütleme lepingud Kuubiga, kus ma olin tarnija.
sellepärast, et mul oli väga hea CV, mida ma alati kõigile soovitan, et tegelikult need töökohad, mis teil on olnud, mängivad väga suurt rolli, need kontaktid, võrgustik ja loomulikult haridus. Et kui sa ikkagi saadad teha selle koostööpakkumise ja sa oled uus ettevõte, mis on võib-olla, ütleme, välismaa mõistes, kus on kapitalistlikus riigis on ettevõtted 60 aastat vanad ja 30 aastat, siis noh, eks ju, kas nad usaldavad seda enam, et osad ikkagi peavad Eestit natukene riskimaaks selleks, et anda maksetähtaegasid. Jah, ettemaksuga saab alati, aga noh, ettemaksuga ka kaugele ei sõida. Aga kui sul on hea CV, head töökohad, hea haridus, siis loomulikult on võimalik paremini saavutada ja teine asi, mida mina alati soovin, et kui soovite kellegagi kontakti saada ja päriselt lepinguid sõlmida, sõitke kohale. Eriti prantslastele, itaallastele meeldib see otsekontakt, otse rääkimine, mitte siis telefoni ja e-maili teel. Ja keelteoskus, mis on hästi oluline. Ja oskan vene keelt, oskan inglise keelt, eesti keelt. Olen natuke itaalia keelt õppinud, et alati keeled tulevad kasuks. Ja tegelesingi rõõmsalt siis, ütleme siis oma selle ettevõtlusega, aga mind kogu aeg häiris see, et esiteks ei ole kindlasti roheline tohutult palju asju Eestisse tuua. Esiteks see, et kogu aeg see transport sõidab edasi-tagasi. Teiseks see, et asju on ju tegelikult nii palju ja see ületootmine, need letid on kaupades pungil ja mind, tegelikult see tohutult häiris, aga ma olin selles rattas sees ja osad asjad võib-olla ei tundunud nii rohelised ja kogu see süsteem ja ma kogu aeg mõtlesin, et ja mis oli veel muidugi probleem, et kui sa tood kellegi teise brändi maale, siis on alati see asi, et kui sa töötad selle brändi Eestis ülesse, tuleb suurem, tugevam, võtab sult selle brändi üle, sina oled teinud turunduse töö ja mis Eestis on kõige hullem on just see, et kuna Leedu firmad on kordades suuremad kui Eesti firmad, siis reeglina Leedu firmad võtavad üle need. Ja ütleme, mingi prantslase, itaallase jaoks on see, et Baltikum on mõnes mõttes üks turg. Ja paari brändiga ka nii juhtus. Ja siis tuli COVID peale ja mul läks kõik põhja. Ja ma ütlen, et küll oli hea, et kõik läks põhja. Sellepärast, et tänu sellele COVIDile ja sellesse põhjas ärakäimisele ma alustasin Katja Grüner brändiga täpselt siis veebruar enne COVIDit tegelikult natukene. Ja alustasingi oma ehtebrändiga ja esimesed tooted olid mul siis Eesti puidust tehted. Õunapuust, jah? Ei olnud õunapuust, oli tammest, ploomipuust, kasest kõrvarõngad. Ja alustasin siis kõige esimene toode oligi see, et kasutasin ära vineeritööstuse tootejääke ja nendest jääkidest hakkasin siis ise tegema neid kõrvarõngaid. Aga räägi nüüd sellest, et kuidas sa nende kõrvarõngastega siis oma klientideni jõudsid ja kuidas sealt edasi on kasvanud su bränd ja su moelooming, mis sul täna ka kenasti seljas on? Algul hakkasin sükste väikeste sammudega loomulikult, aga mul oli väga võrgustik, mis oli tänu mu eelnevale elule tekkinud. Ja sealt siis üks naine tahtis ja teine naine ja see sõna hakkas levima ja vaikselt hakkasin kasvama. Ja põhiline siis ütleme, ja kõrvalt muidugi ma olen maalikunstnik ja tänu sellele, et ma ei olnud enam palgatööl, ma sain rohkem aega maalimiseks ja astusin EKAsse. Sain täielikult siis ütleme ka sellise professionaalse õppemaalis ja sealt see asi siis arenes, et ma ütlen alati see, et õppimine, enda arendamine, täiendamine on alati kasuks. Ja ütleme selle moe, mis mul praegu siis ka seljas on, eks ju, oma loodud pükstükk ja muster, see on minu maalimuster, et minu mood keskendubki tegelikult sellele, et anda minu maal edasi laiemale publikule. Ja selle, ütleme siis selle moetoodetega, ehk siis moega ma tegelen alles siis, tegelikult ma olen väga roheline selles, igatepidi, et sellega ma tegelen siis alles aprillist 2024 on siis rõivad. Et üpriski värske? Värske. Aga mul on väga hästi läinud. Mul on väga hea, ütleme siis kliendibaas ja on tegelikult inimesi, kes tahavadki saada
võib-olla natuke nišitooteid ja teistsuguseid tooteid, kui laiades massides on. Ja mille tõttu ta roheline võib-olla päris kindlasti on see, et ma ei tooda lademetes asju. Et mul on ikkagi see, et tuleb toode, kui klient tahab. Et ma ei tooda kuhugi nagu lademetes, kui me vaatame tegelikult moetööstust ja see, mis toimub riietega, siis peamine probleem on ju meil maakeral see, et neid rõivatööstust toodab liiga palju ja see prügi, mis meil igale poole koguneb, on tegelikult väga palju on tekstiilitööstusest. Nojah, mul on tulnud. meeles see fakt on ja ma käisin Dubais, kui oli see EXPO ja siis seal oli see suur maja, mis oli täis fakte, on ju, et siis ühe teksapüksi tootmiseks kulus 10 000 liitrit vett, aga üks selline nagu jahmatav fakt, mis oli, et 8 miljardi inimese, kui meid on 8 miljardit inimest, siis täna jagub nendele riideid ja rõivaid planeedil maal 25 aastaks, kui me ühtegi asja juurde ei tooda. Ja vot see on nagu teema, on ju, et mis panebki küsima, on ju, et kui sina täna teed seda moebrändi ja kõike seda, on ju, et kuidas sa teed seda jätkusuutlikult, kuidas sa keskkonnale mõtled lisaks veel sellele, on ju, et sa teedki ainult tellimise peale või mis sa plaanid teha? Üks asi on see, et ma teen tellimise peale. Ja loomulikult, kui ma olin Tallinn Fashion Weekil, siis ma pidin tegema kollektsiooni, sest ma ei saa muidu näidata, ma ei saa ju oma kliente sinna võtta ja et siis ma pidin tegema ikkagi seeria, mis mul kohe ära ei müünud. Aga see on erand siiski. See on üks asi, teine asi on see, et jah, mu tooted on natuke kallimad, aga ma kasutan siis ainult Eesti õmbleid. Et see on minu arust üks hästi oluline asi. Et mis on eks roheline ja minu õmblejad, üks elab Setumaal, 2 tükki elavad Läänemaal, et nad on ikkagi sellistes, ütleme siis ääremaadel elavad, kus nad saavad ka tööd. Ja see tähendab, et mis on hästi oluline minu jaoks võib-olla see, et see elukeskkond säiliks üle Eesti, mitte see ei koonduks ainult Tallinnasse, et ei oleks sellist meeletut, ja nagunii see linnastumine on. Aga just see, et mina tunnen, et minule annab see lisakvaliteedi minu asjadele, et need on tehtud nende inimeste poolt, kes ei asu Tallinnas, mitte sellepärast, et ma oleks Tallinna vastane, ei, ma armastan Tallinnat, aga lihtsalt see, et oleks natukene võib-olla ühtlasem ja lisandväärtus selle asjal. Ja kindlasti see, et ma ei tahaks, et minu asju tehtaks Eestist väljas. Jällegi see, et see transport võib-olla ja see kütus ja kogu see liikumine ei oleks nii massiline. Väiksem jalajälg oleks. Et sa ju lood oma maalidest kangad. Ja. Et kuidas see protsess välja näeb ja kas see on läbimõeldult ka keskkonnasõbralik või otsid sa veel neid lahendusi või kuidas see välja näeb? Jah, et maalikunst kui selline, mõnes mõttes ta ei ole roheline, sest me ju peseme pintsleid ja kasutame värve. Ja tegelikult on see asi, et kuidas me kasutame on hästi oluline, et me võib-olla siis, see on selline väike asi, aga tegelikult iga suur asi hakkab igast inimesest, igast ühest meist endast. Ja ma tean, hästi paljud inimesed ütlevad seda, aga mis mõte on sellel, et mina käitun nii, kui ma ei tea, miljon seal käitub teistmoodi. Aga võib-olla ikkagi need väikesed, eks ju, need iga üksikust lõpuks on see kokku see suur, et näiteks ka maalikunstnikud, kui nad maalivad, et on võimalik siis nii, et kas sa puhastad need pintslid paberi sisse või siis iga kord lased sealt jooksva kraani alt nagu meeletult palju seda akrüülvärvi, eks ju, siis ütleme meie põhjavette ja kallad tonnid 500 alla ja kuidas sa neid värve kasutad ja kuidas sa nagu läbi mõtled, et see pool kindlasti on see üks oluline, mida ma olen ka öelnud, et eriti kunstikoolid võiks seda jälgida, kus on suurem rahva hulk. Aga võib-olla selle alustuse kohta veel, mis on hästi oluline, on see, et võrgustik, sidemed ja need inimesed, kes ümber on hästi olulised ja selle moedisainiga mul on 2 väga head sõpra kõrval. Üks on Liive Leskin, kes on väga tuntud, aastakümneid oli Eesti üks juhtivaid moeloojaid, teine on Anne Metsis, et ma tohutult palju kuulan, mida nemad mulle ütlevad, mida nemad mulle soovitavad, et ma ei pea ennast kõige targemaks ja ma lasen neil ennast õpetada, sest tegelikult on kulda väärt just see, võtta teiste inimeste kogemused ja panna see siis
selles suhtes, et oma võtmesse, kui nemad on valmis mind aitama. Et kui mul midagi väga olulist, ma tahan midagi arutada, ma helistan, küsin, me arutame. Et just see võrgustik ja nende inimeste olemasolu sinu ümber, et see on hästi oluline, et hoida neid inimesi ja väärtustada inimesi, kes tegelikult tahavad sulle head. Aga kus sa üldse tulid selle idee peale hakata oma maale ka tegema kangaste peale? Ma olen tegelikult, nii kui ma selle maalimisega alustasin, ma tegelikult väga-väga tahtsin, et mu maalid jõuaksid rohkem inimesteni. Ja kuna tavaliselt on niimoodi, et üksik kunstnik ei mune kogu aeg kuldmunasid. See tähendab niimoodi, et tuleb 10 maali ja 10 maalist üks on see, mida kõik tahavad. Ja nii on. Ja siis ma mõtlesin, kuidas nagu lahendada seda probleemi ja siis ma mõtlesin, et tegelikult oleks hästi hea, kui saaks kuskile neid printida ja teha ja hakata laiendama. Ja algul ma alustasin üldse nii, et mina ise ei loonud oma rõivaid ja üks teine Eesti moekunstnik lõi, pani oma rõivaste peale. Et meil oli siis selline kokkulepe. Aga mis on siis võib-olla enda loomise suhtes nagu parem, et sa ise otsustad, milline on see rõivas, milline on see riie, milline on see lõpptulemus. Et miks on parem võib-olla teha niimoodi, et sa teed ise oma asja. Et mitte sa ei anna oma pilti kellegile ja keegi teine teeb, aga sa paned endale nagu enda asjale ise selle peale. Ja jah, mõte ikkagi sellest, et tahtsin nagu mingeid pilte, eks ju, et oleks rohkem või laiendada seda. Väga hea. Aitäh sulle selle esinese sisendi eest, et pärast tuleme sinna juurde, et ringmajanduse põhimõtted sinu tootmise juures on ju ja vaatame, mis on seal veel rohelist selles sinu ärimudelis. Aga Sander, tervist! Oled siin meie naiste programmis kõikide meie naiste keskel, et kuidas tunned ennast? Väga hästi on, tore on heas seltskonnas olla alati. Ja, meie leidsime sinu brändi Mäe, et see on ikka üks väga kihvt leiutis. Et räägi sellest nüüd lähemalt, et nagu ma ennem ka sulle ütlesin, on ju, et isegi minu ema ütles, et ohoh, on ju, et ta on nii vanaks juba elanud, on ju, ja nii äge toode, on ju, et tema tegeleb ka aiandusega. Et meil on hästi palju disainereid ja teised inimesed, kes meil on programmis, on hästi palju aiandusega ja haljastusega tegelevaid, on ju, et sellepärast meil täna ka selline valik siin stuudios on. Et räägi nüüd oma teekonnast ja sellest tootest ja kuidas see alguse sai ja mis sa kohe tegid ja kas tekkis eksimusi kuskil või mis need väljakutsed olid ja mis seal võib-olla on, mis on särama pannud täiesti silma? No mina ise olen tegelikult üldse transporditaustaga inimene hariduselt ja CV esimene ots on ka kõik nagu sellega kaetud ja tegelikult 3 aastat või nüüd juba 3,5 aastat tagasi tõi mind selle rohemajanduse ühe selle suuna juurde lihtsalt täiesti nagu puhas õhus. Et ma olin oma viimase tööandja juures juba 14 aastat töötanud ja tegelikult võib öelda, et mul oli ikka pühvli kannatus, eks ole. Et võib-olla mõni ütleks ja siin on eelmiste esinejate jutust on hästi palju on läbi käinud, et see võrk, mis sul ümber on, see otsustab tegelikult, et väga palju ja kui sa hakkad millegagi tegelema, siis tuleb leida kõigepealt nii-öelda õigete väärtushinnangutega inimes, et kusjuures see kehtib ka investorite suhtes, et tegelikult mida mina olen nagu tähele pannud, et mina kindlasti ei räägiks läbi võib-olla investoriga, keda nagu rohemajandus üldse ei huvita või üleüldse, et see on nagu niisugune, et võib-olla mõnele inimesele tundub see rohemajandus väga abstraktne, aga rohemajandus nii-öelda tegelikult see mõte on ju selles, et ühel pool on inimese vajadused ja teisel pool on looduse
kuidas ma ütlen, võimalused. Ja noh, mina hakkasin siis 3,5 aastat tagasi kuulama mingisuguste inimeste juttu, kes arvasid, et võiks hakata tegelema ühe toreda kiuga. Noh, see kiud on lambavill ja kuskil 3-4 aastat tagasi oli Eestis nagu selline seis, et kus tegelikult mitte keegi seda materjali eriti ei kasutanud. Ehk siis need andmed olid umbes sellised, et kuskil 90% vedeleb niisama. Lambavill Eestis? Jah, lambavill Eestis. Ma võin täna öelda täie veendumusega, et täna enam see nii ei ole. Et meil on väga kihvte ettevõtteid, kes nagu kasutavad lambavilna toorainena ja nii edasi. Tehakse see diapasoon, mida nii-öelda lambavillast teha saab, see on hästi lai tegelikult. Aga meie siis nii-öelda keskendusime aiandusele ja alustasime siis lambavillast väetise ja geotekstiilide tootmist Eestis. Ja ütleme nii, et esimesed 1,5 aastat oled sa ise kuningas ja kuristaja, ega seal nagu midagi teha ei ole. Teed kõike? Teed kõike ja noh, tegelikult on nagu nii tänaseni on see, et see, minul on ka see haigus, et hands on, et noh, pigem ma teen ise ära. Mitte või noh, tegelikkuses on mul abilisi ka, aga selles mõttes, et ma jätkuvalt hoian seda nii-öelda kontakti selle teemaga nagu väga tihedalt. Et kui nüüd nagu rahastusest rääkida, siis ma sain kompanjonideks endale kaks inimest, kes on ka selle ettevõtte nii-öelda rahastajad, kuni siiamaani olnud. Ja nagu ma enne rääkisin, et väga oluline on leida õigete väärtushinnangutega inimesed, kes mingisugusel otsustaval momendil ei püüa alt ära hüpata, et see on nagu põhiline, eks. Et sa pead neid inimesi siiski nagu nii palju usaldama. Noh, kui nüüd ettevõttest veel... Aga mis sa teed siis, on ju? Ma korra küsin, vabandust, et peab usaldama, on ju, et mis annab selle usalduse nagu garantii? Kus sa aru saad, et see inimene on või see ettevõte on õigesti? No teatavasti on usaldust ehitatakse aastaid, eks ole, ja võib rikkuda 15 minutiga, eks ole, aga tegelikult on see niisugune inimeste omavahelise niisuguse tunnetuse küsimus pigem, et kas me klapime, kas meie mõtted klapivad, noh, siis põhimõtteliselt laiemalt, et kas need väärtushinnangud on samad, et kas me oleme rohepead või me ei ole koos rohepead, eks ole, et noh, tegelikult üleüldse, et selle rohemajandusega tegeleda, siis peab endalt nagu küsima seda, et kas sa oled rohepea või sa ei ole. See on esimene küsimus kindlasti. Mis teeb sinu rohepeaks? Inimese elus on hästi tore on see, et inimene jõuab elu jooksul 4-5 korda ümber mõelda igasuguste asjade puhul, et kui sa oled nagu olnud mingi moment nagu transpordi inimene, siis teisest küljest sa võid alati nagu muutuda rohepeaks, aga noh, minu puhul on ilmselt on see põhjus, et mina kasvasin sellises keskkonnas, kus alati oli seda rohelist, olid peenrad puud, kõik selline kevadine okste lõikamine, millegi istutamine, ühesõnaga roosid, lilled, kõik selline asi. Et noh, ma arvan, et see jääb inimese sisse. Aga räägi nüüd lähemalt, kuidas te selle nagu idee peale siis tulite, et seda kiudu teha ja sellest siis neid ägedaid kangaid ja kuidas see tehnoloogia leiutatud sai ja et mis need esimesed sammud olid, et meil on siin hästi palju igasuguseid tooteideid, ja naised siin mõtlevad ja pusivad, et mis need esimesed sammud võiksid olla? Mida nad teha võiksid? Ja kuidas see sinu lugu sai alguse? Jah, disainerid kasutavad lambavilla viimasel ajal väga, väga edukalt, et ma tean. Et kui enne oli üle, siis nüüd on kohe varsti puudu, jah? Varsti on kohe puudu, aga tegelikult see on hea probleem. Okay.
et noh, mis selle asja mõte on see ju ikkagi, et kasutada ära kohalik toormaterjal, ükskõik siis, et kas seda teeb Sander või siis teeb mõni disainer või ükskõik kes, eks ole, et noh, et see on nagu põhiline. Aga tegelikult meie teeme lambavillast väetist ja see ei ole üleüldse mingisugune uus asi. See on mingi, võib nimetada selleks, et see on ammu unustatud uus asi. Vana uus. Jah, et kunagi, kui 2022 sai kevadel valmis esimesed tooted, said need ära pakendatud, siis oli juba veebikauplus oli ka olemas, panin need asjad sinna veebipoodi müüki ja esimene inimene, kes minu väetisepaki ära ostis, oli inimene Pelgulinnast. No ma siis küsisin, et aga kuidas te nagu üleüldse julgesite või noh, et kuidas te nagu teadsite sellest üleüldse, et noh, et Eestis ei ole väga levinud, et inimesed teavad, et lambavillaga saab väetada väga hästi. Siis ta ütles nii, et vaadake, et ma kasutan seda lambavillaga väetamist juba kuskil umbes 30 aastat. Et me teame väga hästi, mis ta teeb ja mida ta ei tee. Ehk siis, et noh, et kuigi mulle nagu ka tundub, eks ole, oma vaatepunktis, et kõik juba võiksid sellest nagu midagi teada, siis tegelikult, et kui sa lähed mingisugusesse seltskonda ja hakkad sellest rääkima, siis ega 15 inimesest 12 kindlasti ei tea sellest nagu mitte midagi. Ehk siis, et tundub ikkagi nagu niisugune uus asi. Aga alustasime väetise tootmist ja siis muidugi mingi hetk oli vaja laiendada tootevalikut ja kõige lihtsam oli jälle teha igasuguseid kangaid. Noh, tegelikult mõtlesime seda, et noh, et kui tänapäeval peenarde ja katmikalasid tehakse ja et noh, et millega siis seda multsitakse ja kuidas see asi on, siis tegelikult avastasime, et ahaa, et lambavillast on ju võimalik ka seda niisugust kangast teha. Ja sellega näiteks peenraid katta või midagi. Ja noh, lambavilla puhul on see, et see on looduse nii-öelda loomulik süsinikuring. Ehk siis, et sa nagu ei tooda mingisugust plasti, ei pane seda korra põllule ja siis sa pead hakkama selle prügiga nagu hiljem tegelema. Tegelikult on ta nagu biolagunev materjal. Tal on oma eluiga, eks ole, ja saad selle asja ilusti ära kasutada. Ja noh, hiljem ei ole tast nagu mingisugust probleemi, ei loodusele ega tegelikult inimesele ka, et noh, ta ei pea nagu väga palju sellega tegelema. Ja siis saigi laiendatud seda, noh, ühesõnaga see tootevalik on täna noh, juba hakkab nii-öelda saama ühte koma teist. Et saab peenraid katta ja taimi kaitsta talvel ja nii edasi, et noh, et kõike saab. Väga äge. Lähme siit nüüd edasi, et saime teie kõigiga tuttavaks, et lähme siis vestlusringi, et võtame ikka niipidi, et meid on kuulamas ettevõtjad, kes oma ettevõtted loovad rohelisemaks, et anname neile läbi iseenda soovitusi ja mõtteid ja ideid. Et võib-olla siis ongi see, et kui täna nemad on mõttes, on ju, et miks nad seda teevad ja mida nad teevad, et kuidas teie selles oma täitsa alguses selles teekurvis olite, et mis see nagu kõigepealt see mõte oli, on ju, et kust kohast see algus tuli, mida te siis esimeste sammudena tegite, et võib-olla ma, Sander, palun sult siit uuesti tagasi minna, et alustada ja siis teistele sõna anda, et kas oli, miks ma seda teen või oli kohe teada, mida ma teen või tulid kliendid, tuli turunõudlus või kust kohast või isiklik huvi või millest see alguse sai? Ütleme nii, et kuna nagu Eestis sellega eelnevalt keegi tegelenud otseselt ei olnud, siis mul ei olnud õhkõrna aimu ka, et mida ma tegema hakkan. Et aga noh, tänapäeval on olemas internet ja siis on teine niisugune tore grupp inimesi on teadlased, kes suudavad sulle igasuguseid vastuseid anda, et kui sa midagi ei tea. Ja läbi selle siis
tekkis nagu julgus, et sellega võib minna nagu nii-öelda edasi. Ehk siis, et tegelikult Eestis ei olnud olemas ühtegi masinat, mis nende asjade tootmiseks nagu sobib. Teadmised tulid põhiliselt katsetamisega. Mul oli 2 masinat, mille häälestamiseks läks mul nagu kokku kuid, et nad saaks nagu nii-öelda komplektis tööle, eks ole. Materjal ise on kapriisne. Lambavill on töötlemisel väga kapriisne, käitub väga kapriisselt. Ja igasuguseid erinevaid asju, aga mul ei olnud mitte ühtegi nagu sellist, minu sees ei tekkinud mingit plokki, et ma ei peaks sellega tegelema või et see on mingi vale asi või mis iganes, et mulle kohe algusest peale see nagu mõte meeldis. Aga tegid sa nagu mingi äriplaani alguses või kuidas sa minema hakkasid? Alguses läksime jumala entusiasmiga peale. Et vaatasime, et mis see nii-öelda materjali kogus Eestis võiks olla, et kuidas me saame selle, missuguste kuludega me saame selle ära töödelda ja muidugi väga optimistlikult hindasime seda, et palju see müügiedu võiks olla. Aga täna on ikkagi pigem viimaste aastate fookus on nagu selles, et meil on mingisugune tootevalik on olemas, eks ole, mida me müüme, aga tegelikult me tegeleme sellega, et nii-öelda lambavillast peaks veel midagi saama, ehk siis, et katsetame igasuguseid erinevaid segusid, seal ütleme, ühesõnaga üritame seda keskkonna jalajälge just nimelt vähendada. Kuidas sa saad keskkonna jalajälge vähendada, on vähendada transporti, ära kasuta vett, ühesõnaga kõik selliseid toredad asjad, eks ole, saavad sellest hästi aru. Ja ongi, et vähene töötlus, aga maksimaalne tulemus, ehk siis, et see on nagu täna nagu põhiline eesmärk, meil on olnud viimased 1,5 aastat. Väga hea. Miina, sa oled natukene sarnases valdkonnas, on ju, aianduse poole peal, et kuidas sinul siis äriidee valideerimine käis, on ju, ja mis need esimesed tegevused olid? Jaa, väga hea küsimus. Selle sees kasvades, ma arvan, et see tuli väga pika aja jooksul, see enesekindlus ka ja julgus, tegelikult need uksed lahti teha, et see idee valideerimine, tegelikult ma alguses ikkagi tahtsin luua ettevõtet, mis pakub siis rõduhaljastuse lahendust, mis on täisautomatiseeritud, mis on midagi innovatiivset, et kõik sellised tühjad fassaadid, kus on rõdud, oleks siis tegelikult vähemalt 0,5 aastat midagi õitsvat rohelist, visuaalselt midagi, mis on esteetilisem kui puhas betoonsein, aga see oleks piisavalt hooldusvaba, ehk siis keeruline ongi see lahendada ära hoolduse pool ja seal ma pusisin väga kaua ja ma arvasingi, et mul peab olema selline rõdukasti haljastuse nagu kontseptsioon, et ma loon kas mingi äpi või pakun teenust, kus siis kas meie inimene käib hooldamas või siis me teeme sellist paketi varianti, et näiteks 3-4 korda aastas käime, vaatame üle need asjad või siis on täiesti automatiseeritud siis lahendus, kus juba arhitektid on joonistanud maja fassaadi sisse kõik need rõdukastid, talvekindlad niisutussüsteemid, see, mida tegelikult mujal Euroopas ja Aasias tehakse. Meie Eestis ei ole seda suunda, ei saa väga kaugele nagu ette mõelda, seda peab tegelikult testima. Ja see on ka fassaadi jätkusuutlikkuse ja kestvuse mõttes päris suur küsimärk ikkagi, et mida see vesi seal külmudes teeb ja kuhu need praod tekivad ja kui kindel on siis see haljastus seal maja seina küljes või katustel ja mis kestvusega. Et ikkagi katuse haljastuses nad soovitavad kuskil iga 10 aastaga ikkagi vahetada neid süsteeme ja kontrollida, aga see on päris suur kulu.
ja tihti arendajad ikkagi, mida nad kärbivad, on haljastus, et tegelikult väga lihtne. Võib-olla arendajad vähem, aga ehitajad, et haljastus on siis nagu ehitusest üks väike protsent. See on nii väike osa sellest, aga see on nagu kohustus ikkagi. Kohustus siis rajada haljastus teatud haljastusühikute mahus, mis sõltub sellest, kui palju taimestikku eemaldati ja mitmest muust aspektist, et mis taimi sealt ära võeti. Ja siis on nagu kohustus, et jumal tänatud, et täna on ehitajatel ja arendajatel on kohustus siis selle nii-öelda arenduse või ehituse kasutusloa saamiseks. Sa lähed nüüd nii spetsiifiliseks, aga ma mõtlen nagu äri mõttes praegu, on ju. Aga see on... Kuidas sa nagu oma klientuuri lõid, on ju, ja selleni jõudsid ja kui sa äriideed alguses tegid, kas sa tegid mingeid küsimustikke ja uuringuid või panid paika persoonad? No sellest võib-olla tuligi, et ma nägin, et see rõdukasti haljastus on minu peas. Okay. Tegelikult selleks ei ole tarbijat. Tarbija on ehitusettevõte, kellel on kohustus saada kasutusluba. No tähendab kasutusloa saamiseks kohustus rajada haljastus. Väga lihtne. Et see on täiesti vajaduspõhine toode. Ta ei saa muidu kasutusluba, kui see haljastus ei ole maas. Et minul tuli tegelikult sihtrühm väga erinevad. On maastikuarhitektid, kellega ma koos töötan, kes siis konsulteerivad taimealase nõuga, mis tuli siis puukoolist varasema istikute müügi, istikute konsulteerimise, kasvatamisega. Tekkis siis grupp seltskond arhitektid, kes oma projektidesse siis taimi kirjutavad ja nemad tihti küsisid nõu. Siis teine rühm on haljastajad, kes rajavad ja kes on rajanud siis varasemalt meie taimedega ja kes on nii-öelda tahavad siis saada konkreetselt toodet, mitte nõuni väga, võib-olla toodet rohkem, ehk siis haljastajad ikkagi on järgne sihtrühm ja nüüd, kui ma ise ka nägin, et tegelikkuses see haljastus on üks pool sellest ja siis on ehitajad, aga ehitajad tihti tegelikult küsisid täislahendust, et kus see mõte tuli, et ehitusfirma tuli ja küsis, et pakkuge istikuid, aga pakkuge lahendust ka. Ja tegelikult, kui ma võtsin alltöövõtuna haljastajad, ma tegelikult siiamaani mõnikord teen koostööd samamoodi suuremad projektid või on suur koormus ja alguses eriti, kui ma tegelesin rohkem istikumüügiga, siis see haljastuse teostamine ikkagi, see tahab päris pikalt ühe projektiga töötamist ja see on väga hektiline. Ja alguses ma arvasin, et ma nagu ennast ei seo selle valdkonnaga, milles on väga palju muutuvaid aspekte. Ei saa ette näha ilma, ei saa ette näha ehituskäiku, veel vähem võib-olla seda, et kuidas on pärast need laekumised, on teada, et ehitusvaldkonnas võib olla selliseid olukordasid, kus väiksematele firmadele ja alltöövõtjatele jäetakse lihtsalt maksmata. Ehk siis see maine sellel asjal nagu ei ole selles mõttes hea, see ei ole lihtne valdkond, kuhu siseneda. Töö on raske, inimesi leida on keeruline. Ma räägin need ka negatiivsed asjad ära, ehk siis see ei tulnud nagu lihtsalt otsus, et ma nüüd teen seda teenust. Et see tuli vajaduspõhiselt, et neid istikuid küsiti ja siis, kuna mulle tegelikult projekti juhtimine väga meeldib, et aga miks mitte, see saab kvaliteetsem, kui ma teen ise, pluss tegelikult oma inimestega on mul see paindlikkus valida, millal me mis projekte võtame ja siis on ka võib-olla lõpptulemusele nagu kontroll natuke parem, et kui ikkagi alltöövõtjaid kasutasin, siis tegelikult seal on ka see alltöövõtjal on mitu projekti korraga samamoodi ja fookus siis võib hajuda ja samamoodi kunagi tegelikult garantiid päris ei ole, kui objekt 2 kuud edasi lükkub. Et see otsus tuli selliselt, et ma hakkasin ikkagi vaikselt tegema üks klient korraga. Et sellel ei olnud nagu mingit väga-väga suurt otsust nagu alguses, et selge oli, et mingit rõdukasti haljastuse kontseptsiooni ei tule. Tegelikult ma pakun klientidele seda, mida nad küsivad. Ma lihtsalt küsin, on ju, et kui kaua sul läks selle taipamisega, et lühidalt, et kaua see võttis? Kui kaua läks millega täpselt? Taipamisega, et nendest rõdukastidest, mis su algne idee oli, kui sa meie programmi vist tulid, on ju, et seda hakkasid mõtlema ja siis kaua sul läks sellega, et sa said aru, et see ei toimi sellisel kujul? Sellega, ma arvan, läks tegelikult 2 kuud aega.
et selle aja ma õnneks sain kenasti võtta, kuna haljastuses on 6 kuud sellist nii-öelda vaheaega, kus me saame hinge tõmmata ja siis järgmiseks hooajaks valmistuda ja siis tegelikult oligi see väike paus ja ma ikkagi väga selle rohetiimi toel sain seda, ka nende see kahtlus, kuidas sa ikka täpselt seda teed. Et see selles mõttes, et kui sinu ideega ei ole, sa ei saa seda valideeritud, et see ei lähe filtrist läbi. Et kui see ei lähe nagu 3-4 inimese filtrist läbi, kes tegelikult on sinu poolt, siis mis turgu sa sellega nagu võtma lähed, et see on nagu selline julgus rääkida enda ideest, et kui sa selle nagu välja ütled ja ütled, et jah, ma tahan seda teha, et ja mulle hästi meeldib see, et ma ütlen välja, mida ma teen. Et ma ütlen välja, et see on nüüd eesmärk ja see on meie selle aasta, ma ei tea, müügi eesmärk või see on see tulem, mida me see aasta soovime ära teha. Ja mul oli selge, et see saab tehtud, see ettevõte, aga nii palju nagu seda paindlikkust ikkagi, et ei jääks kinnisideeks sellesse, mis alguses peas on. Et sina ka julgustad seda. Jaa, et seda mõtteviisi on ju, et alguses võib olla idee peas, aga ta võib ka kujunedes muutuda, on ju, et ei pea ennast laskma sellest takistada. Et Kadri, sa noogutad ja tahad sa siit oma lugu rääkida juurde, et haakub see sinuga? No meiega haakub väga, sest me ju ka alguses päriselt garaažis kasvatasime istikuid, on ju. Ja meie, kuna me mõlemad Triinuga, mina olen see tehniline pool, aga mul on hästi palju nagu erinevates startupides olnud, siis ongi see, et kuidas sa leiad selle toote kliendi ja selle vastavuse, vist on see sõna eesti keeles. Et selles mõttes, et me tegime tõesti hästi palju researchi ja uuringuid, et me hästi palju rääkisime nende kohalikede inimestega ja üritasime aru saada, et raha lebab, mis teil häda on ju. Et et sa tõesti nagu võtad ja räägid ja teed erinevaid nagu täpselt teed selle uurimustöö ära, on ju, ja nagu Miina ütles, et kui ikkagi mitte midagi nagu keegi konksu külge ei jää, siis äkki ei ole seda kala seal kohas, on ju, et äkki siis tuleb midagi muud mõelda. Et kui sa näed, kus see probleem on ja kus nagu jääb midagi konksu külge, siis tuleb seda nagu edasi uurida ja sinna poole nagu edasi minna. Et ja võib-olla nagu meie puhul oli ka, ma arvan, päris huvitav see, et mina võin ausalt öelda siin, mina ei ole rohenäpp. Et sellepärast oli eriti huvitav, et me garaažis tegime istikuid. Et mina olen kogu aeg siuke tehnoloogia poolel olnud, et siis, et see oli igat pidi ka mõistlikum samm minna sinna AI suunda, sest see on see tegelikult, milles me oleme tugevad, on ju. Väga hea. Katja, kuidas sinul selle toote ja idee valideerimisega? Sina ikka vist, nagu ma eelnevast aru sain, ikka kunstnikuna ikka hakkasid tegema ja siis hakkasid edasi minema või planeerisid ka? Ma olen neid äriprojekte nii palju kirjutanud seal võõrastele firmadele ja enda firmale ja üks valus kogemus on mul EAS-iga, et seekord ma siis tõesti otsustasin nii, et ma ei taha mitte mingeid projekte, ma ei taha mingeid võõraid rahasid, ütleme investoreid ja puhtalt teen siis ise ja step by step vaikselt. Oled sa läbi mõelnud, on ju, et kes see sinu sihtturg on ja kes see sinu persona on ja et kellele sa seda toodet teed? Ausalt öelda mitte, sellepärast, et ma olen seda elus nii palju teinud. Ja ma otsustasin, et nüüd ma teen asju niimoodi intuitsiooniga, hingega, südamega, mis tundub täiesti absurd. Aga ma tahan öelda seda, et kui sa teed seda asja, mida sa armastad ja sa teed seda kogu hingest ja sa teed seda asja, mida sa ise ka tahad, see tähendab siis seda, et sa ise usud oma tootesse. Kõigepealt eelkõige peab inimene uskuma ise oma tootesse ja ta peab ise seda tahtma. Siis hakkavad teised ka tahtma. Aga kui sa teed lihtsalt toodet nagu mingi toote pärast või sellepärast ma tahan, et mul oleks lihtsalt mingi äri või siis ütleme, mingi aeg see võib toimida ja mingi teatud asjadega see võibki toimida. Aga siis sa pead võib-olla rohkem kaasama professionaalselt turundust ja nii edasi. Et ütleme, et tohutu raha kokkuhoid on see, kui on see päris energia ja see päris tunne, ehk siis see energia kuvab ikkagi välja.
ja noh, võib-olla siin ongi see, et mis ma võib-olla tahan teistele ka soovitada, just disaineritele ja sellistele inimestele, kes teevad võib-olla kas mingeid rõiveid või asju, mida saab kanda, et kõige olulisem on see, et te teete selle toote mitte mõeldes müügile, aga mõeldes sellele, millist te ise tahate ja siis te ise kannate seda, sest kui te ise ei kanna oma tooteid, miks peaks keegi teine tahtma neid kanda? See on üks asi ja teine asi, te olete ise käiv reklaam ja tehke postitusi, jagage siis need samad inimesed, kellele meeldib samad asjad, hakkavad teie ümber koonduma. Ja kui see mudel ei tööta, noh, siis ei tööta, siis tuleb järgmine mudel. Et noh, ütleme mingi teatud, eks ju, ese või disain ei tööta. Et nii lihtne see on ja kui te ise olete tagasihoidlik inimene, et te võib-olla kardate ennast seal Instagramis, Facebookis, TikTokis näidata nende asjadega, siis leidke endale selline inimene, kes jumaldab teie asju ja on valmis siis olema siis teie hääl ja nägu. Et selline soovitus. Aitäh! Et kui ma teid siin kuulasin ennem, et kuidas te alustasite, et siis kes teist nüüd siis päriselt nagu tasuvusarvutuse ka läbi tegi ja pihta ka pani? Kes tegi üldse arvutuse? Meil on mitu Excelit. Teil on palju Excelit. Panite pihta ka või? Ei, me ju ei tee istikuid enam. Loomulikult väga hea. Noh, selles mõttes, et ega nende, noh, eks see need startupid on ju kõik siuke riskantne värk, et ikkagi ka nagu väga paljud ka suured edulood ei ole alustanud selle ideega, millega nad pärast edulooks said, on ju. Et selles mõttes, et ja eks need Exceleid võib teha nagu kogu aeg, on ju, et noh, sa pead nagu mingi Exceli tegema, kui sa näed kohe, et see mata on nagu täitsa mõttetu, on ju. Noh, kas või see, et ma mõtlen disainina, et kui sa näed, et su nagu oma nagu noh, kogu see, mis on see, milles sa selle asja kokku paned, on juba kallim, kui sa saad seda välja müüa, noh, siis on päris kindel, et võib-olla see ei too tulu sisse. Võib-olla naeratuse toob sulle ja süda on rõõmu täis, aga noh, mingi elementaarne mata ikka, on ju, et noh, ma kujutan ette, et mäe puhul ka kindlasti. Sander, kuidas oli? Ei, loomulikult, et arvutasime ikka tegelikult natukene, et aga nagu ma enne mainisin ka, et siis see selline tulem, et mida me esialgu endale ette kujutasime, oli nagu liiga optimistlik, ehk siis, et tegelikult me ei kasvanud nagu niimoodi kohe pauh, et ime, et ühesõnaga rohemajandusega tegelevad inimesed ei tee tegelikult mitte midagi vähem ega rohkem, kui te lihtsalt üritate muuta inimeste harjumusi ja vaat see on nagu selline kõige keerulisem osa ja kui on ikkagi 30 aastat ühtemoodi tehtud, siis on mingisuguseid asju on väga keeruline on murda, mingeid arusaamu asjadest ja tegelikult noh, sul võib nagu überhea nagu toode olla ja selline noh, niisugune innovaatiline ja keskkonnasõbralik ja kõik, eks ole, aga noh, ikkagi lõppkokkuvõttes taandub kõik nagu sellele müügile, et noh, et sa pead olema kogu aeg nii-öelda valmis asjadest rääkima. Inimene on tänapäeval ongi nagu selliseks nagu kujunenud, noh, hea on, et nii on, et inimene tavaliselt ikkagi ostab seda, millest ta aru saab. Ehk siis, et kui see asi tundub loogiline, siis kõik on kõige paremas korras, nii sinu kui kliendi jaoks tegelikult. No väga hea, ma tahtsin ka sinna küsimuseni jõuda natukese aja pärast, aga lähme kohe edasi, on ju, et kuidas see tarbija nagu meele muutmine siis käib, et kuidas me saame nad siis ostma seda rohelisemat toodet, on ju, kestlikumat toodet ja
ja noh, ma tegin siin see eelmine aasta, nüüd on juba aastad sassis, tegin siin EBS-is roheettevõtluse uuringu, et Kadri ka osales seal ja Miina. Et sealt tuli välja, et tegelikult Euroopas aprillis 2024 enamuses 51% elanike Euroopas teavad, et oleks vaja osta keskkonnasõbraliku pakendiga, keskkonnasõbralikku toodet, aga reaalsuses tegi seda 20%. Et kuidas te näete, Aino, et kuidas seda sõnumit ja seda teie toodet, teenust tarbijani viia ja kuidas teda siis õpetada, et seda tarbima? Kati, sa tahtsid ennem öelda midagi, et mine siis sealt edasi ja ma kõigepealt ütlen selle ära, et Kadril ma tahtsin toetada Kadri ütlust, et ka mina tõesti õhinapõhiselt teen, aga toote hinna tõesti ma arvutan ka Exceliga, kahjuks ma pean ikkagi panema materjali hinna, õmblejatasu, kõik sinna sisse, et saada see toote hind, sellepärast, et muidu ma võin lihtsalt võib-olla ma ei tea, mis hinnaga neid asju müüa, et ma ei saa päris ju võtta pilvedes seda hinda, eks, et ma pean ikkagi, et sellist Exceli tabelit ma loomulikult teen. Aga tarbija harjumusi muuta oli siis see küsimus, eks, et tarbija teadlikkust tõsta, jah? See ongi, me täna siin, ma arvan, teeme ka seda natukene ja teine asi ongi, et see pidevalt sellest rääkimine ja kommunikatsiooniga. Et minu kommunikatsioon on see siis, et tarbige vähem, aga mõistlikult ja oska endale näiteks riideesemeid, mida te kannate 10, 15, 20 aastat. Et mõelge enne, kui te ostate. Ja ostkegi see asi, et ma ütlen ausalt, minul on riidekapis riideid, mis on 25 aastat vanad. Et see piinlik öelda, aga on ja ma teengi oma valikuid nii. Miina, kuidas sul seal? Mis mõtted tulevad praegu? Selle tarbija teadlikkuse tõstmisega ja sul jäi ka vastamata see küsimus, et kas sina tegid ka enda tasuvusanalüüsi ära, kui sa tegutsema hakkasid, et kui sa selle ideeni tasuvusanalüüs projektipõhiselt on täitsa olemas, et projektipõhiselt ikka, aga see on see X-faktor, mida ma arvan saab ainult kogemusega, et see tagavara või selline hingerahu võiks olla, et inimestel on see riskialti erinev, et kui palju nad saavad riskida või kui palju on kohustusi, et sellest tulenevalt, ma arvan, on need arvutused ka siis vastava täpsusega, aga alguses ma arvan täppi panna, et see on ilusad plaanid. Ma küll esimese aasta lõpus ma osalesin, ma olin ka vahepeal töötu, tegelikult olin ettevõtja ja töötu ikkagi. Ja kuna see ettevõte alguses ei olnud kasumlik ja siis ikkagi mul siin natuke, vabandust, kui kõlab läbi, on natuke sagimist, aga ühesõnaga ma osalesin siis Töötukassa sellises äriprojekti kirjutamise koolitusel ja sealt oli võimalik siis taotleda ettevõtte arendamiseks RTK toetust. Ehk siis ettevõtte arendamise toetust, mis on juba olemas ja seda saab taotleda ettevõtte kuni siis 2-aastaseks saamiseni toona oli. Ja ma tegelikult kirjutasin seda äriprojekti ja see kuidagi tegelikult ma oleksin saanud seda võib-olla veel paremaks ja veel taotleda, aga see voor pandi kinni. Ehk siis ma ei läinud numbrites ka täpselt, sest tegelikult ma nägin, et mul on raske neid asju kõiki ette näha, et see on võimalik kirjutada, aga neid muutuvaid faktoreid alguses on ikka päris palju. Et analüüsi mõttes kindlasti vajalik. Soovitan ikkagi äriplaani mõttes nagu kõik need väljad ja valdkonnad läbi teha, aga taotluse jaoks mina seda ei esitanud. Nüüd see teine küsimus, et kuidas tarbijaharjumusi muuta. Et tarbijaharjumused, ma näen ikkagi meie valdkonda ja seda tegevust suuresti, me oleks nagu rohesaadikud. Et me tuleme ikkagi meie juurde, need tulevad tihti valmis inimesed, et palun, ma soovin rohelisi lahendusi ja siis on meie ülesanne võimalikult
sellised kestvad lahendused, jätkusuutlikud, loodust hoidvad, soovitada taimi, mis on vähese hooldusvajadusega, mis on kliimamuutustele veidi vastupidavamad, et pikaajalised taimed, vähem hooajalisi, rohkem püsitaimi ja kõik need aspektid, et siis tuleme nagu meie mängu ja siis ka mis taim kuhu, et see on tegelikult täiesti roheline. Et kus me saame küll paremaks on ka see, et tegelikult nüüd Sandriga võiks küll koostööd teha, ma juba mõtlen, et kuidas no networking. ja, et see on ikka väga, ka mulle väga hariv olnud, sest ega see uute lahenduste otsimine, see tuleb nagu sellest, see peab olema sisemine drive. Aga kui ma vaatan projekti, et täna ikkagi masstarbija haljastuses on ehitusettevõte. Nüüd ehitusettevõte, kes võtab meid siis alltöövõttu haljastusteenust pakkuma, meie saame seda pakkuda ette kirjutatud projekti alusel ja arhitektid otsustavad, ehk siis ma näen, et Sander võiks väga olla selline, tema toode võiks olla juba projekti sisse kirjutatud, ehk näiteks kuidas teeb Nordic Botanical, kes Eesti esimene selline lillemuru ja niidumuru seemnete tootja ja kasvatab niidutaimi ja kogub siis Eesti loodusele täiesti tavapäraseid liike, meie looduses levivaid, meie loodusest pärit liike, kasvatavad püsitaimi ja teevad sellest niidumuru segusid erinevatele pinnastele. Oleme kasutanud juba paar aastat ja need on projekti sisse kirjutatud ehk Eesti tootja ja tema siis toode ja see ongi üks võti on jõuda tegelikult selleni, kes otsuseid teeb. Et võib-olla eratarbijat mina saan ikkagi mõjutada selliselt, et ma räägin rohkem sellest, et rohelust on vaja ja räägin sellest, mis me teeme ja harin ja nii-öelda ka sotsiaalmeedias räägime rohkem sellest. Aga tegelikult suuri alasid ikkagi tehakse projektipõhiselt ja kuigi jah, see eratarbija on ka see, kes ju tegelikult teeb siis selles vallas tööd, ta võib kust iganes selle info leida, aga lihtsalt sellest rääkida, sest see mõjub, et kui influencerid neid tooteid kasutavad või kui see jõuab kuskile mingisse meediakajastusse, et tegelikult igasugune reklaam on reklaam, et kui saab selle kõlapinda suurendada, see on juba nagu üks väga hea asi, et mina ka sellel aastal esimest korda võtsin sotsiaalmeedia inimese, kes siis tegi sotsiaalmeediat ja see võttis mult selle koormuse ära, et ma pean kogu aeg pidevalt sotsiaalmeedias asju jagama ja tegelikult isegi kui mõnikord see kvaliteet ei olnud võib-olla see, mida ma ootasin, siis tegelikult see pildil olemine oli väga oluline, et seda ma näen nagu, mida võiks hoida. Aitäh sulle, et ma korra küsin nagu teie puhul ka siis seda, et me räägime täna siis sellest, et Miina praegu tõi sisse, et sotsiaalmeedia ja loo rääkimine, et me räägime ju oma ettevõttes, oma tootest, oma lugu. Me räägime nagu seda, et miks inimesed peaks seda ostma, et miks see vajalik on, et miks nad peaksid seda UK teenust tarbima, et mis on nagu teie nagu siis need nii-öelda keskkonnasäästlikkuse põhimõtted, et räägime roheettevõtlusest, et mis on need põhimõtted, mida teie oma loos alati esile toote ja mida te soovitate, et kus suunas siis meie tulevased ettevõtjad ja tänased kuulajad võiksid siis neid liikuda? Sander, räägi, kuidas sinul läheb? No ütleme nii, et kommunikatsioon on äris nagu väga oluline asi. Et öeldakse, et kus lõpeb kommunikatsioon, et sealt algab probleem tavaliselt. Et nii kodus ja tööl ka. Ja siis tegelikkuses äris on ikkagi niimoodi, et kui sa ei ole pildis kogu aeg, läbi selle sotsiaalmeedia, eks ole, siis nii-öelda see on niisugune pommidega kell, et sa pead nagu kogu aeg nagu seda vedru seal üles keerama, et ta nagu kogu aeg käiks, eks ole.
see on tegelikult on omajagu keeruline, et meie puhul oli niimoodi, et kui see toode välja tuli ja ajakirjanikud sellest muidugi teada said, siis ma kirjutasin nädalas teinekord mingi 2 artiklit koos nende ajakirjanikega ja see alguse nagu meediakajastus oli nagu suhteliselt tugev nagu meie toodete puhul. Nüüd edasi siis, kui ta enam nii-öelda uudne ei ole, siis kindlasti tuleb ise hakata nii-öelda aktiivsemalt Facebooki kasutama ja Facebook on tänapäeval nagu nii-öelda kõige nii-öelda lihtsam niisugune kommunikeerimise viis, et mida sa teed ja nii edasi. Aga mida me seal rõhutame, on ikkagi see, et millest me teeme ja kust see asi pärit on, miks me täpselt niimoodi teeme, nagu me teeme, ehk siis, et tahaks tegelikult veel vähem töödelda. Et üritame nagu sinnamaani jõuda, et võimalikult väiksem töötlus on ja siin muidugi käis see ka läbi, et kuidas sa asju pakendad, eks ole, et tänapäeval mõni inimene arvab, et see plastik is fantastic on ju, aga tegelikult meie Eestis peaksime ikkagi minema mingisuguste asjade puhul ikkagi kartongi ja selliste asjade peale üle. Ja näiteks meie tooted on ka kõik on kas paberisse pakitud või siis kartongi, et sellised taaskasutatavad materjalid ja meie toote puhul üldiselt nagu ei hakka keegi ütlema, et ei, et see ei ole nii, et nad saavad nagu sellest loogikast täitsa vabalt aru, et see klient saab sellest tootest aru. Palju sul üldse jääke jääb ja mis sa nendega teed tootmisel? Mitte eriti palju, et mul on, kui ma teen lambavillast graanulit, siis mul jääb üle sellist nagu jääkvilla, mõned asjad, mis sinna nagu sisse ei sobi. Need, selle osa ma annan metsameestele, metsamehed kasutavad seda metsal nii-öelda nende kitsede ja jäneste tõrjeks. Noorendikude peal ja üldiselt, kui meil jäävad üle mingisugused lõiketükid kangaste puhul, eks ole, et kui midagi lõikan seal välja, siis mul on mingisugune seltskond, kes näiteks teevad käsitööd ja siis on hea on seda lambapillast, seda jääkmaterjali sinna mingite toodete sisse panna pehmenduseks või mis iganes, et tegelikult mis mul tootmisest prügikasti reaalselt läheb, on kui mul tuleb mingisugune asi tootmisse, mis on nagu kilega ümbritsetud, eks ole, et siis seda ma enam nagu kasutada teist korda ei saa. Ja selle ma pean nagu prügisse panema, aga üldiselt jah, et mul tegelikult väga palju jääke ei tekigi, et kui jääke tekib, aga neil on nii-öelda mingisugune ka hiljem nii-öelda kasutusvaldkond olemas täiesti. Aitäh! Kaita? Kõigepealt ikkagi see, et võimalikult palju teha Eestis ja võimalikult palju kaasata Eesti inimesi ja et Eesti inimesed saaks tööd. See on esimene. Teine kindlasti see, et teha võimalikult kvaliteetseid asju, et inimene kestaks kaua, saaks seda kasutada. Kolmas kindlasti see, et kogu aeg nutikalt mõelda, mida teha jääkidega. Et mitte lihtsalt neid siis... Mis sa teed? Mina teen erinevaid asju. Teeme kas väiksemaid tooteid või siis samamoodi, kas siis mingid lapsed või keegi kasutab siis ka kaltsuvaipadesse näiteks. Väga moodsad on ju kaltsuvaibad. Ja kolmas asi, mis on kindlasti see, et näiteks redisainimine. See tähendab seda, et kui teha kellelegi, teed kleidi ja ta käib ühe korra vastuvõtul ära, siis see sama kleit, ta tuleb sellega minu juurde tagasi ja me teeme sellele järgmisele üritusele selle samast kleidist, teeme mõned detailid ümber juurde ja tal on nagu uus kleit, aga tegelikult on see sama asi, et kõik sellised nutikad lahendused on need, mis tegelikult aitavad meil natukene võib-olla säästa seda keskkonda. Ja loomulikult mina alati soovitan pigem siis kasutada looduslikke materjale
ja loomulikult sünteetilisi ma mingil määral kasutan ka osades toodetes, aga minu lemmik on näiteks viskoos. Ja noh, absoluutne lemmik on siid, aga noh, see siidiga on jälle omad, eks ju, teatud eetilised probleemid, nii nagu need on ja siid on ka väga kallis materjal, aga viskoos on täiesti ideaalne materjal. Sa vaatad ka, on ju, et kuidas su kangas on toodetud ja kes on tootnud ja kust see tooraine tuleb? Jaa, loomulikult vaatan ja loomulikult seda noh, tulebki vaadata ja samamoodi ma soovitan inimestele vaadata, kui te ostate riideid poest, siis vaadake, kus see on toodetud. Et kas ta on toodetud maas, kus on eetilised tõekspidamised ja kus siis ei kasutata lapstööjõudu, et see on ka minu jaoks tohutult oluline. No mul on olnud see, et ma olen päris palju erinevaid nagu õpilasfirmasid viimasel ajal juhendanud ja hästi tore on vaadata, et kui veel 2-3 aastat tagasi õpilasfirmad arvasid, et kui nad tellivad Hiinast tooriku, on ju, ja panevad siin Eesti mingisuguse asja külge, on ju, et siis see on nagu roheettevõtlus, et siis tänaseks on nad ikkagi saanud väga selgeks selle, et nad peavad vaatama, et kust kohast see algne toore tuleb, et tarbija teadlikkus tegelikult tõuseb ja juba läbi meie noorte. Aga millest mul on nagu väga kahju ja kus ma kutsun nagu üles võib-olla, et kui tekiks Eestisse rohkem Eestis kangatootjaid. Et kahjuks on Eestis väga vähe kangatootjaid ja ikkagi oled sunnitud selle kanga ostma kas Hollandist, Itaaliast, Hispaaniast, isegi Leedust ja Poolast. Et Eestis kahjuks on kuidagi see kanga tootmine jäänud soiku ära ja hajunud või hääbunud. Sellest on hästi kahju, et loodame, et tulevikus äkki tekib. Aitäh! Miina, kuidas sinu äris keskkonnasäästlikkus on ja kui sa neid haljastusi teed, et kuidas sa seda nagu ringmajanduslikult mõtled ja edasi viid? Jaa, et ma arvan, et kus meie saame jätkusuutlikkust no üks on taimevalik, seal kindlasti saame rakendada, siis kus me kindlasti eraaiad ja sellised eraarendused, nendes projektides on väga palju paindlikkust ja seal on võimalik ka uusi ideid siis välja käia ja kliendile tutvustada erinevaid tooteid. Aga kui me räägime avaliku ruumi projektidest, mis on tihti ette kirjutatud, siis võib-olla siin ongi see väljakutse, et kuidas ma saaksin näiteks geotekstiili tootena, mis on siis projektis sellele alternatiivi pakkuda ja kas see hinnavahe, mis tavaliselt keskkonnasäästlikum toode on kallim kui see toode, mis on esialgses projektis ja keskkonna siis suurema kahju jalajäljega, et kas me saame seda teha, et ma arvan, et siin on meil selline natuke nagu informatiivse rolli koht, et kus me peame olema need julged, kes ütlevad, et aga näed, selline toode, et kas see ikka jääb sinu südametunnistusele või nüüd me teeme teistmoodi, et hakata inimeste südametunnistusele koputama ja nagu aktiivselt valida neid tooteid, et mis me näiteks teeme, on see, et taimepotid, mida me kasutame, saadame tagasi tootjale. Nii vähegi kui palju kui saab, me teeme seda. Nüüd turba ja sellise substraatide osas on nagu keerulisem, et kuna turvas me eelistame kohalikke tootjaid ja näiteks kasutame matokardi, kes teeb hobusesõnnikust kompostist siis substraati, aga lihtsalt, et päriselt nagu turvast näiteks elimineerida meie substraadist, siis mis on väga suure jalajäljega, siis siin on jälle väljakutse ja peab koostööd tegema ja otsima neid lahendusi. Et see on selline nii-öelda research design osa, mida ikkagi tuleb vaadata, aga jälle sellisest puhtpraktilisest kohast, et praegu sellist väga head alternatiivtoodet ei ole, et mis oleks niimoodi asendatav, et me oleme küll teinud näiteks seda, et kui meil on okaspuud, et siis okaspuu kui me näiteks rajame püsililli, me kasutame ühte mulda ja see muld pärast ei lähe mitte utiliseerimisse, vaid me kasutame teises konteineris, kus näiteks on okaspuud. Ehk siis taimehaiguste mõttes, et meil ei tekiks seda ohtu, et me kanname siis nendelt sama liigi või
perekonnataimede võimalikke haigusi või kahjureid, siis järgmistele taimedele, mis on sarnasest grupist, siis me tegelikult vahetame seda taimestikku, mis siin peal on selliselt, et me saame seda muldu uuesti kasutada. Et me proovime taaskasutada võimalikult palju materjali ja kliendile me teeme ka ettepanekuid, et mis me näiteks teeme, et ma haljastan juba mitmendat aastat ka Rotermanni kvartalit ja seal on meil mullapind sisuliselt olematu, et me kasutame ikkagi konteinerhaljastust, aga selleks, et meil oleks hooajal väga ilus konteinerhaljastus, me ei peaks iga aasta sinna investeerima meeletuid summasid, siis me teeme jätkusuutlik lahendus selliselt, et me hoiustan enda siis puukooli hoidlas hooajalisi taimi. Ja ma proovin valida selliseid taimi, mis kannatavad maksimaalselt sügisel siis olla linnaruumis avalikult väljas ja siis ma viin need hoidlast kevadel kasvuhoonest tagasi linna. Jah, siin on transpordi aspekt, aga kõik muud asjad me tegelikult jätame ära. Ei tule seda taime sisseostu vajadust, ei teki seda uut rajamisvajadust, et see on ka ressursikasutus, et tegelikkuses me alati vaatame seda ka ressursikasutusest, et üks on see number seal taga, aga teine on jah see, et tegelikult keegi kasutab kuskil mujal, et see hind, toote hind ja jalajälg tegelikult ka taimemaailmas on tegelikult suur, et kas ma ikkagi tahan seda taime iga aasta välja vahetada, et see on üks koht, kus meie siis proovime leida lahendusi. Sul tuleb naer sisse ja aitäh sulle. Suur tänu, rääkisid kenasti oma selle ringi ära, et Kadri, kuidas teenus ja AI ja kuidas see keskkonnasäästlikkusega kokku läheb, et mis teie teete oma poole pealt, et see idee ise on roheettevõtlus, aga kogu see, kuidas te seda loote? See on hea küsimus. Tunnistan ausalt, et me ei ole veel seal kohas, kus me optimeerime seda AI-d, et ta oleks nagu väiksema info põhjal ja ta oleks ise treenitud, et me ei ole kindlasti veel seal kohas. Meil ei ole ka neid summasid, mida ilmselgelt kõik praegu seal võidujooksus, seal AI-s maailmas sisse loobivad, et oma AI-d teha, on ju. Et selles kohas me kindlasti saab nagu paremaks, aga see on, ma arvan, ka see koht, kui sa jõuad sinna, et sul on nagu kindel toode, kindel nagu kasutajad ja sa saad aru, et kust kohtades sa saad seda siis väiksemaks, seda energiakulu ja seda asja nagu optimeerida. Et võin ausalt öelda, me ei ole seal muidu, aga jah, kuna me tegelikult püüame olla see ruupur ja rääkida, et tegelikult, et see maa omamine ei pea olema nii, nagu 100 aastat on tehtud. Et mis ongi Inglismaa puhul hästi lahe, mida meil kahjuks veel ei ole, on täpselt see, et sa võid ka saada toetust, et sa nüüd paned oma põldude vahele heki, kuhu sa saad siis teha oma seda elurikkust, on ju. Et sul on nagu, ehk me aitamegi tegelikult sellel maaomanikul aru saada, et tal on võimalik seda maad targemalt majandada, nii et sealt tegelikult tuleb ka raha sisse. Et selles mõttes, et ei ole ainult see, et seal on nagu kuused rivis, vaid et sa teed erinevaid asju, et sa saad nagu kombineerida ja siis sul tuleb nagu see tulu nagu toetustest ja mis ongi Inglismaal on hästi tark, et kui toodi näiteks, et ehitusvaldkonnas meil on nagu ei saa kinnitust, siis Inglismaal on juba selline seadus, et kui sa kahjustad, ühesõnaga sa ehitad maja, siis see koht, kus seal maja, nüüd uus maja on, elurikkust enam ei ole, siis sa pead samas suuruses pluss 10% seaduse järgi tekitama uue projekti, et sul see elurikkus tuleb tagasi. Mis tähendab seda, millest me jõuangi see, et hästi palju ikkagi on see, et seadus kahjuks aitab väga palju õigesse suunda minemist. Ja ma ei ütle seda, et me ise ei pea midagi tegema, aga lihtsalt see nagu ilmselgelt, kui sul on maksustused asjad, siis sa nagu paratamatult raha paneb rattad käima. Või nii? No näed, see on. Nii ta on.
aga võib-olla ma siis küsiksin selle küsimuse, et Miina juba tegelikult rääkis ära, on ju, et mis oli temal see takistus alguses äriideed tehes, on ju, et läks, aga kuidas teistel on olnud, on ju, et olete oma äriprotsessi siin loonud, et mis on olnud see kõige suurem takistus ja kuidas te olete selle lahendanud ja mida te soovitate nagu meie kuulajatele, et igas äris tuleb takistusi ette, et Katja? Ma arvan, et kõige suurem takistus tavaliselt inimestel on nende enda hirmud. Just. Ja teine asi on see, et tuleb kindlasti mõelda seda, et millised on sinu lähikondlased, see tähendab sinu sõbrad, sinu perekond. Ja kui sa räägid neile oma ideest, siis mitte halva pärast nad võib-olla ei tee su ideed maha, aga neil on hirm, et sa võid haiget saada või sa võid kukkuda või sul võib minna halvasti. Ja siis nad hakkavad neid patjasid laduma, et sa ei teeks seda. Et vahel, kui sul on väga hoolitsev ring ümber sinu, siis pane hullu, ole julge ja ära räägi kellegile ja lihtsalt tee. Ja siis neil ei ole enam võimalust, ütleme, sind hirmutada ja siis nad on sulle kõik toeks, tavaliselt. Et mina vahest, kui mul ikka mingi väga hull idee on, siis ma ei räägigi kellegile ja hakkan kohe pihta. Ja see on selles suhtes parem kui see, et ma lähen, räägin kodus, siis abikaasa ütleb, et ei, no paneme selle sinna Exceli tabelisse, hakkame nüüd arvutama, teeme analüüsi, et mis 5 aasta peale, mis 3, mul läheb igasugune tuju lõpuks ära, et okei, et võib-olla ei tasugi teha, eks, et ikkagi, et tulebki nagu seda, ma ei ütle seda, et loomulikult tuleb teiste tarkuseid kuulata, aga vahest sinust väga hoolivad inimesed sind kaitstes võib-olla mõne väga hea idee blokivad sul ära. Et kui sa oled ise kindel, su intuitsioon ütleb, mine tee, siis lihtsalt mine ja tee, et see on takistus hästi palju tihti. Ja siis need negatiivsed inimesed ümber sinu, kes on hästi kadedad ja ilmselgelt hakkavad siis kas su ideed maha tegema või kuidagi takistama, et ära lase ennast kõigutada teiste inimeste arvamusest. Et kui ise tunned südames, et on õige asi, siis aja oma asja. Aja oma asja, et ilmselgelt on inimesed, kes vaatavad teisi ja teevad teiste ideid võib-olla maha ja on inimesed, kes teevad ise asju, et kui sa ise usud oma asja, lihtsalt tee. Ma ei tea, ma arvan seda. Aitäh, Sander! Ma pean ka ütlema, et vahepeal tasub olla kurt ja pime, et alati ei ole nagu mõistlik, et kui sulle see endale see asi juba on, see mõte on sulle nii-öelda pähe on pesa teinud, eks ole, et sa oled nagu leidnud mingi veendumuse, et see asi ikkagi peaks minema selle plaani järgi, eks ole, et siis jah, kindlasti on mõttekas ikkagi käituda enda mõtete järgi, mitte nagu turuväravast kellegi käest nagu nõu küsida. Aga mis sul kõige suurem takistus olnud on ja kuidas sa sellest üle said? Ma olen siin jah, et neid takistusi on tegelikult omajagu olnud, et alustamisel oli palju takistusi sellega, et ei leidnud sobivaid masinaid. Tšehhid, poolakad, sakslased, kõik sai läbi käidud põhimõtteliselt, ja kuulatud, et kes mida pakub ja tegelikkuses on seal hulgas on selliseid ka, kes tahaks hirmsasti su raha kätte saada, aga tegelikult mitte midagi anda. Ja ehk siis tasub lihtsalt mõne asjaga nagu ettevaatlik olla muidugi, aga mis nagu takistused on, äris on selles mõttes vältimatud, et siin ei ole nagu mingisugust sellist nagu me oleme siin täna nagu piisavalt tõdenud, et kui sa lähed algse ideega peale, eks ole, ja sa tegelikult lõpetad kuskil siin, et siis tegelikult see nii-öelda see teekond on suhteliselt niisugune siksak ja eks seal tekib igasuguseid probleeme. Ma nagu eriliselt midagi nagu välja ei tooks, et see on niisugune tavatöö
iga Okei. päev. Et sellega peab ettevõtja lihtsalt harjuma, et ongi Täpselt, kogu aeg, et pole probleeme, on lahendused, jah, eks. Et tuleb niipidi liikuda. Tuleb leida, jah. Ja, okei. Et lubasime siin korraga natukene veel rahastuse juurde tagasi liikuda, et kui Kadri rääkis ainult, kuidas ta oma startupile rahastust leidis, et kuidas teised on, et kas te olete oma äri pannud püsti oma vahenditega või sa ka just, Kaita, mainisid, et oma asja, viimane äri on oma vahenditega, aga kuidas Sanderil ja Miinal on, et kas te olete saanud kuskilt võtnud laenu või investeeringuid või olete mõned projektid kirjutanud või mis te soovitate üldse, on ju, võib-olla te ei ole neid asju teinud, et mida te soovitate meie ettevõtjatele siin, kes meid täna kuulavad, et Miina, alustame sinust seal, on sul natuke vaiksem? Saad? Ei kuule sind. Ei, sind ei ole sisse lülitatud. Nii. Nüüd kuuleme. Vabandust. Ja, nii. Et meil hakkab varsti tööpäev läbi saama, et ma proovin selle vaikuse veel ära tabada. et see finantseerimise osa alguses ma arvasin ka, et tuleb kapitali koguda ja siis teha ettevõte. Tegelikult mulle meeldis natuke see paindlikkus, eriti alguse puhul, et aga mis siis, kui ma tegelikult ei taha seda teha ja siis ma ei ole seotud, et see vabadus, mina tegin täiesti nullist enda vahenditega ja võib-olla see on selles mõttes aeglase alustuse ja testimise faasis, ma arvan, tootearenduse faasis, et alguses ikkagi teha nagu kas garaažis, teha ikkagi põlve peal ja siis vaadata, et kas kaasata investeeringuid, on selge, et jah, ma tahan seda teha ja siis võib-olla suuremalt ette võtta, et ma ise ka võib-olla tingituna, et pereettevõttes me oleme ikkagi kohustused on olnud ainult siis võetud, kui need on selgelt põhjendatud pikaajalised ettevõttele kasu toovad lahendused, et mingisuguseid suuri riske me enda raha investeerimisega või ettevõttesse ei ole ikkagi võtnud ja siis on olnud kas PRIA toetused, siis on olnud kas maaelu arenduse toetus, et selles mõttes investeeringutoetusi, ma arvan, faasis, kus on kindel, et jah, sellel asjal on potentsiaali, siis võib-olla alles, aga ma päris alguses faasis, ma arvan, et oma vahenditega jah, et tänaseni ma ei ole tegelikult kaasanud kapitali, see on mõttes olnud, aga jälle küsimus, et siis mis perioodiks ja mis kujul, et ma tegelikult näen, et ma olen ise nii muutuv, et täna ma olen jõudnud Singapuri ja siin on ka päris põnevaid võimalusi, nii et küsimus ongi, et mis turul laieneda ja kuhu siis nagu tähelepanu fookus seada, et see võib-olla läheb nüüd natuke teemast mööda, aga lihtsalt see, et investeeringuga, aga tegelikult seoda ennast selle sama teenuse või tootega päris võib-olla pikalt, et ma arvan, see on koht, kus kaaluda nagu enda natuuri ja võimekust, et siin tuleb küll väga, ma arvan, ratsionaalne, aga jälle sisetunde pealt otsust teha, et seda nagu keegi tegelikult ette öelda ei saa. Aitäh sulle, väga hea. Sander, kuidas sinul? Ja, et meil on omanike laenud ja nii-öelda oma rahad ja muidugi me oleme ka toetust saanud või küsinud ikkagi, et kui on võimalus olnud. Kus te toetust olete küsinud? Meil on see Kagu-Eestis on see tore asi, et me saame Piiriveere liidrilt vahepeal küsida mingisuguseid asju. Masinate ostmiseks küsisime toetust. Ja teine suurem toetus, mis meil siin viimati oli, on ikkagi läbi selle PRIA RUP-meede, kus me siis eesmärgiks oli siis töötada välja tehnoloogia pesemata lambavillast viltkanga tegemiseks. Oli mitu osapoolt. Tartu Ülikool tegi vastavad uuringud ja siis oli vaja hunnik masinaid ehitada ja seal oli neid osapooli ja neid elektroonikuid ja treieleid ja oli nagu päris palju
aga see projektile siis taotlesime alguses juba nii-öelda toetust, saime selle peale. Ei olnud väga odav. Aga me loodame selle asjaga nii-öelda edasi minna, ehk siis, et siit nüüd siis arenevad niisugused tõenäoliselt mingisugused uuemad tooted ja nii edasi, et siin on nagu see tegemist siiski nii-öelda perspektiivika asjaga, millega edasi tegeleda. Aitäh. Katja, Kadri, on teil veel lisada, et te täna oma finantspoolest natuke rääkinud, aga on teil midagi soovitusi anda meie kuulajatele? Et kust leida rahastust või kuidas tegutseda? Mina isiklikult nüüd sellesse ärisse ei ole kaasanud mitte mingit muud rahastust kui see, et ma tõesti oma, ütleme siis maalikunstiga pean üleval siis seda, ütleme, moedisaini mõnes mõttes. Et ma olen ju ka maalikunstnik ja siis maalist tulnud siis raha, ma siis enamus siis investeerin sellesse ja kuidas öeldakse, et ma hajutan riske mõnes mõttes, aga mida ma siis soovitan võib-olla, et siin just enne oli Töötukassast oli juttu ja juhtus ka mul peale seda siis kukkumist, ma alustasin küll kõrvarõngaste ja kogu selle ehte asjaga, aga siis vahepeal ma olin aasta aega, ütleme siis ametlikult töötu ja ma soovitan väga kasutada, Eesti Töötukassas on tohutult head koolitusvõimalused ja need, mis nad seal kõik teevad, ära kaardistavad ja ma rääkisin seal Töötukassas siis, et ma tahaksin ümber spetsialiseeruda ja nad maksid mulle EKA siis ideest valmis tooteni selle õpingu kinni. Ma käisin aasta aega, õppisin siis moedisaini. Sellepärast, et jah, mul on küll õmblejad ja need, kes lõiked teevad, aga tegelikult sa pead ise ka rohujuure tasandilt seda asja natukene mõistma ja aru saama, et kasutada võt selliseid just enda koolitamise võimalusi, ka siis läbi Töötukassa, nagu mina tookord kasutasin, või siis ka mingid muud võib-olla enda koolitamised, et just see ise enda koolitamine on tohutult hea kapital. Väga hea. Kadri, kas sul on midagi lisada? Eks oleneb see rahastuse otsimine, oleneb hästi palju, mis tüüpis ettevõte on, et siin on praegu väga seinast seina need ettevõtted. Aga mida mina kindlasti rõhutaks, et ja kõikidel asjadel on plussid ja miinused, et kui sul on investor sees, siis sul ikkagi mingis kohas on piirangud ees ja sa pead ikkagi arvestama sellega, kui sa lähed kuskile kiirendisse. Ühesõnaga minu lühike asjad, kui sa võtad teistelt raha, püüa päriselt aru saada, milleks sa seda võtad, milleks see sind kohutab. Kui sul on toetus, et sa päriselt ka saad aru, et sa kõik need vormid ilusti ära täidad ja pärast kogemata raha tagasi ei pea maksma, sest sa panid kuupäeva valesti. Et teiste rahaga sa lihtsalt pead arvestama, et see ei ole nii lihtne, et täpselt aru saada, et millele sa siis alla kirjutad, et see on nagu minu arust ülioluline. Aitäh. No nii, aeg hakkab nüüd sinnamaale minema, et ma küsin teilt igalt ühelt ühe soovituse, mida te annaksite meie ettevõtjatele ja kuulajatele kaasa. Ja siis on siin tulnud mõned küsimused, et Sander, üks peamine soovitus ettevõtjalt, kogenumalt ettevõtjalt, roheettevõtjalt veel alustavale ettevõtjale. Jah, et kõige lihtsam on alguses ikkagi endale, ma ei tea, tegelikult kõige olulisem on alguses endale selgeks teha, et kuhu sa, mis uksest sa täpselt sisse astumas oled, et võib-olla see on kõige nii-öelda olulisem, et sa pead aru saama sellest, et kas see nagu sinu sisemise minaga või kas sa nagu suhestud selle asjaga ise, mida sa lähed nagu tegema. Et jube nagu ebameeldiv on see, et kui sul on nagu nii-öelda sa teed midagi, aga see on tegelikult on sulle mingis mõttes on nagu vastumeelne või et see on et nagu teha seda, mis meeldib ja täpselt nii, et sa pead leidma selle, mis sulle meeldib ja siis ma arvan, et läbi ei kuku, et kui siin just öeldi, et kui sa teed asju nagu südamest, et siis tegelikult läbikukkumise võimalust eriti ei ole. Aitäh, Katja. Ma jätkaks, et tee asju kirega ja ära karda, kukutused püsti,
kukud, tõused püsti ja kui sa tõesti teed kire ja südamega ja kindlasti kuula endast vanemaid ja targemaid. Aitäh. Kadri? Mina ütleks pigem, et hakka pihta. Et kui sa ei hakka, siis kindlasti midagi ei juhtu. Ära kaua valideeri, jah? Ei hakka, isegi kui sa valideerid ja lõpuks selgub, et see ei ole ja sa ei saagi rikkaks, siis sa vähemalt oled proovinud. Kui sa oled oma palgatööl ja lihtsalt nutad, et sa ei tee ettevõtet, siis kindlasti mitte midagi ei juhtu. Aga kui nad juba tegutsevad praegu? No siis tuleb tegutseda. Okay. Miina? Jaa, mul on ka õnneks vaikus saabunud, et ma soovitan ümbritseda ennast sarnaselt mõtlevate inimestega, sest kõige tugevam jõud on ühendatud jõud. PPV-st ja ENA ettevõtlusklubist ja ENA-st Eestis on mulle nii palju tuge olnud, et need naised, kes inspireerivad üksteist ja päriselt toetavad, et need on tegijad ja meil on ikkagi Sander ka, et üldse inimesed, kes toetavad, et ümbritse ennast ettevõtjatega, räägi nende keeles. Ole see hull, kes läheb inimese juurde ja ütleb, et tead, sul on lahe asi. Ütle, kuidas sellest või sellest asjast üle saada, et julgemini astuda ligi ka ettevõtjatele. Et lihtsalt ümbritse ennast nendega ja on öeldud, et kui sa ikkagi ümbritsed ennast kõrge sooritusega ja edukate inimestega, siis su sooritus vähemalt 20% tõuseb. Et see on väga-väga oluline, et mis keskkonnas sa viibid. Et kui keskkond on toksiline, siis mine sealt ära ja proovi vähegi olla positiivses keskkonnas positiivsete inimestega. Aitäh, Miina, väga hea soovitus. Ja nüüd on tulnud, küll mitte palju küsimusi, aga mõned küsimused on tulnud, et üks küsimus tuli täitsa ennem seda webinaari, et mis hetkel siis tasub see firma luua nagu päriselt? Kaita? Mis hetkel see firma tasub luua, see on väga raske öelda. No see keha ära luua. Mul on 3 ettevõtet, et ühe ma lõin juba 2006, kuigi ma olin palgatööl ja siis ta tükk aega seisis mul. Aga ma ütlen, et ega see ju Eestis on ju väga kerge ettevõtet luua. Pool tundi kapitali sisse maksma ei pea, tee kohe see ettevõtte ära, siis on kust edasi minna. Kõik noogutate kaasa, jah? Et siis ma teistelt ei küsi. Siis Sander, sa siin räägid, on ju teadlased, kuidas sa nende teadlastega ühendust saad, et kui ma lihtsalt tavaline inimene on ju ja väga teadlastega kokku ei puutu, et kuidas ma siis nende teadlaste juurde saan oma ideega minna, et aidake mul seda edasi arendada, et mis ma selleks tegema peaks? See ongi nii-öelda kõige keerulisem osa, et alguses aru saada, et kelle käest küsida ja siis on juba väga lihtne. No kuidas sa endale selgeks tegid? No minu ala seostub mingisuguste teaduslike või teadusharudega, eks ole, et on olemas mingisugused mullastikuprofessorid ja veel lihtsalt läksid võtsid ühendust või? Jaa, absoluutselt. Lihtsalt julgus jälle, jah? Kirjutad, helistad, tegelikult ongi see, et julgelt peale, et pigem on nagu see, et kui sa isegi satud telefonis täiesti vale inimese peale, aga sa oled õigesse majja helistanud vähemalt, siis sind suunatakse õige inimese juurde, et sellepärast ei maksa üldse muretseda. Ja, Kadri? Teadlaste teemal ei tasu alahinnata ka isiklikku tutvusringkonda, isegi kui inimesed ei ole teadlaselt, räägi inimestega. No näiteks meil üks teadlane on meie ühine tuttav. Et tegelikult ikkagi tuleb rääkida ja siis vahest sa isegi ei tea, kus see üllatus tuleb. Väga hea. Ja Miina, sulle on siin üks spetsiifiline küsimus, et kas ja kui palju tellijad on teadlikud erinevatest looduslähedastest lahendustest, näiteks vihmapeenrad, läbilaskvad katendid ja nii edasi. Ning kui ei teata, kas teete sellesuunalist teavitustööd, ehk kui palju on lisaks ettevõtlusele klientide harimist, sa natuke vastasid ka, et harita, aga kui palju siis on nad teadlikud? Tavaliselt arhitektid on selle vallaga spetsiifiliselt ja tehniliselt väga hästi juba kursis, sest arhitekt, kui on maastikuarhitektiga tegu, siis ta on juba loodust hoidev inimene.
et tema miks on ka väga selge ja tal on väga suur jõud neid projekte mudida ja suunata ja kohustada ehitajad siis ehitama täpselt seda, mis on keskkonnale sobilik, et siin on ikkagi see maastikuarhitektide pool ja kui me oleme neid vihmapeenreid rajanud, siis selles osas selle vajalikkus on põhjendatud, aga jälle, et see on rohkem isegi maastikuarhitekti ja ütleme arendaja, kui ma ei ole ise arhitekt, siis vähemalt veel, siis ma neid otsuseid teha ei saa, aga siin ilmselt tulevikuks siis mõte, et ise projekte kirjutada, siis peab ikkagi arhitektuuriga õppima. Suur tänu sulle! Et ma saan aru, et Aitäh. võtame kokku, et roheettevõtja on julgeb küsida, on innovatiivne, otsib lahendusi, ta mõtleb alati keskkonnale, ta vaatab, et raha ikka tuleks, aga ta investeerib seda üldiselt edasi ja soovib ikkagi maaemale kõige paremat. Ja võib-olla nende sõnadega ma tänase webinari lõpetaksingi ja soovin tänada kõiki teid, kes te täna tulite, Sander, Kata, Kadri, Miina, et te leidsite selle aja, et aeg on ju ettevõtja kõige kallim vara või meie kõigi, et suur tänu. Ja ma tänan taustajõude ENA rohetiimi, et aitäh, et te seal taga aitasite ja olemas olite ja aitasite seda webinari kokku panna. Suur tänu, kohtumiseni järgmistel sündmustel, mida te näete roheettevõtlus.ee peal. Kes ei ole veel roheettevõtlus.ee kogukonnaga liitunud, palun liituge, see on seal kodulehekülje peal kohe üleval näha, liitu kogukonnaga. Saate meie teavitusi ja uudiseid kord kuus, väga ei reklaami ja ei spämmi, et ainult olulist infot, mis me teeme ja millal järgmine webinar tulemas on. Ning mis seal ikka, roheliselt on võimalik. Ilusat õhtut!